juhatan sisse järgmised kõnelejad või teema, et täna oleme siis külas Single Earthi kontoris. Must see on hästi lahe ettevõte, selles mõttes, et kui me vaatame Eesti kontekstis, Eestis, ma arvan, et te olete võib-olla kõige suurem selline krüpto startup, et siin on mingeid krüptoettevõtteid veel, aga et teil on väga suur ja tugev tiim juba, et te olete nagu väga hästi valmis selleks, et oma tootega päriselt siis turule minna ja seda nagu vallutada. Ja et see ei ole lihtsalt nagu mingi iga järgmine krüptoasi, vaid et te üritate ka maailma paremaks teha. Et väga kihvt ja aitäh, et teeme aplausi Meritile. Tere tulemast ka minu poolt. Mina olen Single Earthi üks asutajatest ja tegevjuht. Minuga on tegelikult siin ka veel Andrus, kes on meie teine kaasasutaja ja meie tehniline juht siis. Ja väga tore on teid kõiki siin tervitada. Aitäh, et te meile külla tulite. Ma tahaks kindlasti, et see tänane õhtu ei oleks nüüd, et meie peame mingisugust loengut, sest me üldse ei arva, et me oleme maailma kõige targemad inimesed nendel teemadel rääkima. Me tegelikult tahaks teie käest kuulda teie mõtteid, teie küsimusi, kommentaare, mida iganes teil pähe tuleb, et täitsa vabalt küsige vahele, kommenteerige ja jagage oma mõtteid ka, et hästi tore, kui sellest tekiks mingi mõnus vestlus. Mis ma prooviks teile teha, on rääkida meie sellist üleüldist kontseptsiooni, mida me teeme Single Earthiga, miks me seda teeme ja sellist suuremat visiooni, mille poole me ka töötame ja kuidas me näeme, et kogu sellise krüptolahenduse kaudu on maailma võimalik täitsa pea peale pöörata. Ja pärast siis on Andrus siin, kes vastab hea meelega küsimustele, ilmselt sellistele ka tehnilisematele küsimustele. Te näete tema näost, väga õnnelik selle üle. Ja ühesõnaga, tundke ennast hästi, võtke veel pitsat, võite vabalt püsti tõusta, ärge häbenega, tundke ennast väga koduselt ja mõnusalt siin ja mina hakkan teile rääkima Single Earthist. Slaidid on inglise keeles, ma loodan, et sellest ei ole väga palju hullu. Ma proovin võimalikult vähe estonglishit kasutada, ei anna ühtegi lubadust, aga rääkida sel teemal siis sellises tavalises normaalses eesti keeles. Mida me Single Earthiga teeme siis alustuseks? No me teeme raha ja sõna otseses mõttes teeme raha loodusega tagatud raha. Ja me teeme seda sellepärast, et loodust on vaja väärtustada ja väärtustada seda kasvamana ja meil on vaja tegeleda nii kliimamuutuste kui liigirikkusega ja igasuguste teiste keeruliste probleemidega. Ja me selle nimel olemegi loonud sellise uue valuuta, mille nimi on Merit ja see on siis selline esimene loodusega tagatud raha, aga ta ei ole tagatud loodusega nagu hektari maaga, vaid on tegelikult tagatud selle tööga, mida see loodus teeb seal. Ma kohe räägin sellest natuke lähemalt. Nii, kõigepealt siis pilt minust ja Andrusest. Minu taust on tegelikult selline, et ma töötasin varem Pipedrive'is. Ma olin seal lokalisatsiooni juht, minu ülesanne oli siis viia seda toodet erinevatele turgudele, panna erinevatesse keeltesse ja kultuuridesse. Andrus on olnud nüüd eluaegne insener ja muuhulgas oli temaga üks esimesi inimesi, kes mõtles välja, et Eesti võiks olla e-riigi lahendus, selle ajal, kui ta veel MKM-is töötas. Ja me alustasime siis seda teekonda umbes 3 aastat tagasi, 2019, Garage 48 häkatonilt, kus teemaks oli The Future of Food, ehk siis me otsisime lahendust, kuidas väärtustada, seal oli see teemapüstitus küll põhiliselt puiduna tol hetkel, kuidas tekitada puidule lisandväärtust. Meie idee siis oli, et äkki õpiks puitu väärtustama, kui ta veel kasvab puuna metsas. Mis tol hetkel oli üsna selline põnev väljakutse ja sai ka toredasti tunnustatud, et sealt me saime sellise tuule tiibadesse, käisime läbi erinevad startup programmid, kokku 3 järjestikku, kuni me siis kaasasime esimese rahastuse 2021 suvel Icebreakerilt, Soome VC fondilt ja aasta hiljem Equity Venturesilt, mis on siis Rootsi üks fonda. Ja mida me siis, miks me seda kõike teeme, on see, et selle planeedil või meie elukeskkonnal läheb praegu väga halvasti. Et see biosfäär, kus me elame, mis teeb selle planeedi meie jaoks üldse elatavaks, on väga kehvas seisukorras ja sellega on vaja tegeleda. Teadlased on defineerinud, et meie planeedil just sellise elukeskkonnana on 9 taluvuspiiri.
et 9 piiri, mille sees elu inimestele on võimalik ja ka ülejäänud elusorganismidel on võimalik. Kas keegi nüüd tahaks pakkuda, kui meil on 9 taluvuspiiri, te ilmselt aimate, kuhu suunas see jutt hakkab minema, et kas me oleme mõne nendest piiridest juba praegu ületanud? Kes arvab, et me oleme mõne piiridest ületanud? Okei. Kes arvab, et me oleme ületanud 1 või 2 piiri? Kes arvab, et me oleme ületanud 3-4 piiri? 5-6? 7-8? Kas keegi arvab, et me oleme ületanud kõik piirid? Okei, et meil on päris hea aimdus. Me oleme tegelikult tänasel päeval 5 piiri ületanud. Ja nagu te näete siin, siis kliimamuutused on ilmselgelt üks nendest piiridest, mille oleme ületanud. Aga mida te ka näete siin, et see ei ole ainukene ja see ei ole ka tegelikult võrreldes teistega tegelikult kõige hullem, kuigi ta ilmselgelt on väga hull. Näiteks on meil olukord väga hull liigirikkusega. Me kaotame väga palju liike enda ümbert ja seda on oluliselt raskem meil mõista, sest me inimestel me lihtsalt ei tunneta, kui meie ümbert jääb näiteks lindude arvukus või ka liigirikkus väiksemaks. Ja igasugune reostus, mida me teeme, nii keemiline reostus kui ka plastikureostus, mis tegelikult meie elukeskkonda täielikult muudavad ja reostavad ja lõhuvad tegelikult neid ökosüsteeme. Nii, vaatame järgmist slaidi ja seal on selline selgitus, et juba ühe sellise planeedi piiri ületamine tähendab tegelikult seda, et me riskime terve ökosüsteemi kui terviku kokkukukkumisega. Ja täna me riskeerime 5 erinevas kategoorias ja me teeme seda iga päev. Ja mis on nagu kõige õudsam selle asja juures või sellisem nagu hirmutavam on see, et need teadlased, kes selle kontseptsiooni välja mõtlesid, on ka tunnistanud, et ega keegi täpselt ei tea, millal me nüüd liiga kaugele oleme läinud, et millal me oleme kaotanud selle viimase linnuliigi või selle viimase mesilase, kes ökosüsteemi kui tervikut veel koos hoidis ja kui see on kadunud, siis me oleme sellisel pöördumatul teel sellise ökosüsteemide kokkukukkumisele. Ehk siis, kui on nagu üks asi, mida meie tunneme, et inimesed peaksid täna tegema iga päev ja mida peaksid ettevõtted tegema ja kuhu peaks investeerima võimalikult suuri summasid, on see, et kuidas tagasi saada nende piiride sisse, kuidas meie igapäevane majandus, elustiil võiks loomulikult juba olla nende piiride sees ja mitte need ületada nii mitmes kategoorias. Ja see iseenesest kõlab nagu vahva väljakutse ja justkui meil on hästi palju erinevaid kliimaeesmärke ja muid eesmärke, mille nimel väga palju tegelikult töötatakse. Kliimaeesmärgid on meil siis näiteks sellised, et aastaks 2030, mis on 8 aasta pärast, on meil vaja maailmas kasvuhoonegaaside kogust heidet vähendada 45%. Kas keegi arvab, või kes teist arvab, et me oleme sellel teekonnal ja me jõuame 45% vähendada neid võrreldes aastaga 2010 8 aasta pärast. Kas keegi arvab, et me saame selle eesmärgiga hakkama? Okei, pigem mitte. Okei, kas keegi arvab, et me saame vähendada umbes 20-30%? Nii. Kas keegi usub, et me suudame kuni 20% vähendada? Okei, pigem usute. Kas keegi arvab, et me ei suuda üldse vähendada? Maailma, kogu maailma. Nüüd me ei suuda üldse. Kas keegi arvab, et me suurendame oma kasvuhoonegaase? Kahjuks õige vastus on, et kui me praegu vaatame ülemaailmseid selliseid riiklikke commitmente, nii-öelda siis, kuidas nad on ennast või nagu kokku leppinud, mida nad teevad, millised on nende tegevuskavad, siis nende tegevuskavade põhjal meie kasvuhoonegaaside kogus kasvab 14% aastaks 2030. Mis tähendab seda, et me ei ole isegi lähedal nendele saavutamisele. Aastal 2010 tehti sarnased sellised ülemaailmsed eesmärgid, kuidas liigirikkust kaitsta. Ja lepiti kokku 10 aasta eesmärgid. Kas te tahate arvata, kui meil on 9 eesmärki, mitu me nendest saavutasime? Ei taha seda mängu mängida. No, kes arvab, et me vähemalt pooled saime täidetud? Kes arvab, et me niimoodi kuni pooled, see on midagi 0-4? No seda te vist teate siis, et me saavutasime täpselt 0.
10 aastat oli aega, eesmärgid olid teada, kõik leppisid kokku, 196 riiki kirjutasid alla ja 10 aastat hiljem said kokku ja said aru, et me ei ole ühtegi nendest eesmärgidest täitnud. Ehk siis selle jutu mõte, mis ma tahan teile öelda, on see, et kuigi meil on olemas eesmärgid, ei suuda me neid tegelikult niimoodi ükshaaval täita. Me ei suuda oma kliimaeesmärke täita, me ei suuda oma liigiriikkuse eesmärke täita ja mis on kõige hullem on see, et meil ei ole tegelikult väga head süsteemi, kuidas jõuda sellise loomuliku majandusmudelini, mis pidevalt ongi planeedi piiride sees. Ja vot see on see lahendus, mida meie hakkasime nüüd looma. Et meil oleks võimalik inimestena elada oma normaalset elu ja mitte lihtsalt minnagi nendest piiridest üle. Ja meile vajasime selle jaoks ilmselgelt mingit instrumenti, mis ühendab kõiki inimesi maailmas, ühendab nii üksiktarbijaid kui ettevõtteid kui ka riike siis. Ja see üks asi on raha. See vahend, milles me teeme oma tehinguid, on see, mis tegelikult kõiki maailma inimesi mingil moel ühendab. Ja me saime aru sellest, et kui me suudame välja mõelda parema viisi või selle ära vahetada, kuidas me seda raha loome, siis me suudame tegelikult selle majandusega panna teistpidi käima, nii-öelda. Ja ma näitan kohe teile, kuidas see siis käib. Ja nüüd me vaatame seda slaidi, kuidas Merit tokeneid luuakse. Mis meil on siin poole ääres, on meil siis planeet Maa, meie füüsiline maailm, kus me elame. See on kaetud metsade, märgalade, igasuguste muude loodusressurssidega. Ja kõik need loodusressursid igal ajahetkel toodavad nii-öelda neid ökosüsteemi teenuseid. Ja need on need teenused, mis teevad kogu selle planeedi meie jaoks üldse elatavaks. Toodavad meile õhku, vett joomiseks, teevad nii, et meil on võimalik toitu kasvatada looduses, aga ka näiteks CO2 sidumine või liigirikkuse hoidmine. Kõik need head asjad on meile vajalikud ja tänu sellele me saame siin planeedil elada. Ühtlasi on ka nad sellised teenused, mille eest me ei ole mitte kunagi maksnud. Me ei ole metsaomanikule kunagi maksnud, et need meile eluks vajalikud ökosüsteemi teenused pidevalt maailmas toimiksid. Mille eest me aga oleme maksnud maaomanikele, on selle eest, nad võtaksid oma metsad maha või kaevaksid üles oma märgalad või kuivendaksid need, et seal toota toormaterjali. Ja see on see probleem, miks me ei suuda neid erinevaid eesmärke täita, sest me tegelikult pidevalt ühiskonnana ja majandusena maksame vastupidist asjadest, mida me tahame saavutada. Kui täna on metsaomanikul ainukene võimalus oma metsast teenida raha, müües seda toormaterjalina, siis paratamatult see ongi tema selline ainukene ärimudel, mille seest tema suudab opereerida. Ja meie eesmärgiks saigi, et meil oleks vaja need samad ökosüsteemi teenused, mida meil kõigil nii hädasti eluks on vaja, siis neile tekitada rahaline väärtus. Ja selleks oli meil siis vaja need kõigepealt kokku lugeda, et kui palju loodus meil üldse ja mis huvitavaid ja häid ökosüsteemi teenuseid ta meile pakub ja kuidas me saame seda kuidagi numbritesse panna. Meie suureks üllatuseks, kuigi meil on tuhandeid satelliite, mis pidevalt meie planeedi ümber käivad ja justkui seda monitorivad, ei ole keegi tegelikult sellist ühtset mudelit teinud, et siin on nüüd planeet Maa ja see on see, mida ta meile teeb ja niimoodi hoiab ta meid elus ja see on tema tervislik olukord. Ja me saime aru, et me peame sellest alustama. Ja siis me hakkasime ehitama sellist asja, mida me nimetame maakera digitaalseks kaksikuks. Et kirjeldada kõike, mida maailma loodus teeb füüsilises maailmas ja tuua see digitaalsesse maailma ja pidevalt siis seda monitoorida ja jälgida, mida meie loodus teeb. Ja siis esimeses iteratsioonis me tegime selle valmis metsade jaoks ja nende CO2 sidumise jaoks. Aga meie plaan on nüüd lisada sinna näiteks ka märgalad, igasugused muud maatüübid ja kõik muud ökosüsteemi teenused ka. Järgmine asi, mis me sinna lisame, on liigirikkus. Sealt edasi juba seotud süsinikud ja ühesõnaga kõik muud ökosüsteemi teenused, mida sinna on võimalik juurde siis lisada. Ja me teeme seda nii, et me kasutame satelliidi andmeid. Meil on väga palju suuri andmeid, andmehulkasid, mida me siis sellega siis kombineerime ja lisaks on seal võimalik siis veel igasuguseid ägedaid andmete ekstrapoleerimisi teha siis masinõppe abil. Ja miks meil seda kõike vaja on see, et see tegelikult ongi meie oraakel, mille abil me neid tokeneid siis loome, genereerime. Näiteks iga 100 kilogrammi kohta, mis üks mets CO2 ära seob, meie anname ühe Merit tokeni metsaomanikule. Ja see metsaomanik saab neid tokenid nii kaua, kui ta mets püsib alles tervikuna. Ehk siis metsaomanikule tekib selline reaalajaline motivatsioon pidevalt oma metsa kasvamas hoida ja niimoodi siis endale raha genereerida. Ja nende meritite eesmärk on ei rohkem ega vähem kui see, et saada lõpuks päris kasutatavaks valuutaks ja selle kõige selliseks kontseptsiooni nagu elluviimiseks on veel selline eesmärk, et see meritite arv selles ringluses
on alati limiteeritud sellega, kui palju loodus suudab seda sel hetkel vastu pidada. Mis tähendab, et kui me suudame rahaarvu hoida vastavuses looduse piiridega, siis me suudame ka terve majanduse tegelikult limiteerida looduse piiridesse ära. Nii, vaatame, mis see järgmine slaid meile näitab. Siis üks asi, millega meid on hästi palju võrreldud, on igasugused süsinikukrediidid ja süsiniku offsetid. Ja aus vastus on see, et me alustasime sellest mõttest, et meil oleks võimalik kokku viia siis metsaomanikud ja mingisugused ettevõtted, kes tahavad süsinikukrediite osta. Aga me saime aru, et see tegelikult ei lahenda seda probleemi ära, sest me hakkasime seda probleemi lahendama metsaomaniku koha pealt, et kuidas temale tekitab piisavalt sellist motivatsiooni, et seda kõike toimivana hoida. Ja siin on selline ülevaatlik, et miks me erineme või kuidas me erineme nendest karbonikrediitidest. No, eriti tokeniseeritud karbonkrediitidest, et kuidas tokeniseeritud karbonkrediidid täna enamasti töötavad, on see, et on sellised suured sertifitseerimisorganisatsioonid, nagu näiteks Verra, kes loovad neid krediite ja siis on ettevõtted, kes võtavad need krediidid ja panevad plokiahelasse ja teevad need siis seal kaubeldavaks. See muuseas on nüüd viimased paar kuud olnud mitte lubatud, vähemalt Verra poolt, Verra keelas selle ära, kes on siis see suur sertifitseerija, aga teooriast umbes niimoodi käib. Et mille poolest meie erinema on siis see, et meil on oma supply, me miidime ise neid tokeneid ja me saamegi siis tänu oma digitaalse kaksikule seda tegelikult väga kiiresti ka skaleerida. Siis teine erinevus sellel kõigel on see, et me vaatame küll süsiniku sidumist, aga me tegelikult plaanime sinna juba lisada juurde liigirikkuse ja carbon stocks, ehk siis sellised juba seotud süsiniku, mis on seotud näiteks mullastikku. Ja kuna me kasutame sellist krüpto ja Web3 lahendusi, siis me ilmselgelt kavatseme minna ka palju kaugemale kui lihtsalt ettevõtetele mingisuguse kompensatsiooni müümine. See on meil sees ja see annab tegelikult tokenina sellise utility väärtuse või reaalmajandusliku väärtuse, aga tegelikult on meil plaanis sinna lisada igasugused tarbijatele suunatud lahendused ja teha see kättesaadavaks kõikidele inimestele ja kõik muud sellised Web3-le tuntud tegevused nagu steikimised ja taod ja community motivatsiooni insentiivid. Nii. Ja nüüd, siin on nüüd läheb asi tehnilisemaks. Kui teil on küsimusi, küsige vahepeal küsimusi. Kvoot on tegelikult veel üks liik sellest, et kvoodiks nimetatakse tavaliselt seda, mida kaubeldakse seal Euroopa börsil või sellel European Trading Systemil. Ehk siis see on riikide vaheline kauplemisühik ja see nüüd ei ole seotud tegelikult mitte loodusega, vaid see on seotud sellega, et riigid on kokku leppinud, et kes kui palju tohib emiteerida, kui keegi tahab rohkem, siis ta peab kellegi käest ülejääk ära ostma. See on tegelikult selline nagu tehislik defitsiit, mida seal tekitatakse ja need piir tõmmatakse alla. See, kus toimub selliste carbon offsetide kauplemine, ei ole nüüd see sama turg, vaid see on selline selle kõrval tegutsev vabatahtlik turg, kus on siis erinevad süsinikuprojektid ja siis ettevõtted, kes tahavad seda ise vabatahtlikult osta või poolvabatahtlikult. Aga need krediidid ja tegelikult enamus carbon offsetid ei lähe sellesse ametlikku kvoodisüsteemi. Aga ütleme, nagu sellised, kuidas seda sõna kasutatakse, siis tihti peale, et kvoodina seda nimetatakse, aga tegelikult kvoot on nagu tehniliselt natuke teistmoodi asi. Siin on küsimus, nii. Olen metsaomanik, kuidas ma saan meriteid? Nii, küsimus oli, kuidas, kui ma olen metsaomanik, kuidas ma saan meriteid? Selleks on meil platvormil selline maaomanike registreerimisvorm. Seal on võimalik ennast siis endale konto luua ja pääseb ligi sellele siis metsaomanike platvormile, kus on võimalik oma maatükk üles panna ja kui me, ühesõnaga, mis me siis edasi teeme, on see, et kõigepealt me ütleme juba automaatselt ära selle maatüki CO2 sidumise võimekuse ja edaspidi siis on vaja veel tõestada ära, et see maatükk kuulub sellele inimesele. Kui need tšekid on meil kõik tehtud, siis tegelikult ei olegi muud, kui lihtsalt jääda oma merittokeneid ootama ja see on võrdlemisi lihtne. Ehk siis tuleb ennast lihtsalt üles anda seal platvormil. Nii, veel üks küsimus. Kui puud maha võtta, nii, see on väga hea küsimus. Ma proovin seda nüüd lühidalt vastata. Kui puud, ühesõnaga, iga meritoken sümboliseerib seda CO2, mis on ära seotud. Nii. Kui puud maha võtta, siis me monitoorime pidevalt seda metsa ja enne järgmist sellist tsüklit, kui me mindime neid tokeneid, me kontrollime, kas see mets on alles. Kui seda ei ole enam, siis rohkem tokeneid ei saa.
Ja see on nüüd see reaalajaline finantsincentive, mis me tekitame, et metsaomanikel ei tekiks tahtmist jätta raha kunagi lauale. Et kui neil on pidevalt võimalik meie käest raha juurde saada, ühel hetkel nad metsa maha võtta, nad meie käest enam ei saa. Ja see on nüüd see, mis meie usume, et on see kõige tugevam viis, kuidas maaomanikke motiveerida. Carbon või see süsiniku maailmas on tihtipeale proovitakse seda lepingutega teha, aga lepingud ei ole väga sellised reaalselt nii piisavalt siduvad, et metsaomanikud lepingu rikkumise tõttu millegi nagu tegemata jätaksid. Ja sellepärast on hästi palju seal süsiniku maailmas olnud ka selliseid olukordi, kus on makstud millegi eest, mida reaalselt kunagi näiteks ei tehtudki. Meie selline strateegia on luua siuke väga tugev finantsiline motivatsioon jääda pardale. Mis see 100 kilo CO2 mitu puud seal nagu noor metsal, ma võin seda umbes niipidi öelda, et 1 hektar, ütleme mingi väga-väga keskmine, tegelikult sõltub puu vanusest ja liigist ja millest kõigest, eks ole. Ütleme, et 1 hektar seob 5 tonni CO2 iga aasta, mis loob siis 50 tokenit aastas maaomanikule, ehk siis umbes token nädalas tiksub talle. Jah. See on kõik teoorias tore, 60 aastat, 800 aastat, 100 aastat olen puistu tüübist, maaomanik korjab seda raha. Nüüd üks hetk tehti selle raide, järgmine hetk veel uuesti puit kasvab, sellest, kuidas seda tehakse 10 aastat kindlasti. Kui uuesti tuleb see kinniste omanik või see kinniste meritus, praegu meil on niimoodi, et me peab olema vahe vähemalt 22 aastat, oli vist, kui ma õigesti mäletan. Kui see mets on seal olnud vähemalt 22 aastat tervikuna, siis on meil võimalik hakata neid uuesti pardale võtma, aga sinna tekib vähemalt 20-aastane lõtt, kus ta ei saa ühtegi tokenit meie käest. Tehniliselt järgmine, kui on osaline maha võtta, selle lõdurikudest ja kui see toimetamine toimub elurikkuse suurendame saada, kuidas või mis seal sõnum? Ütle korraks alguses uuesti, sorry. Võtame hästi lihtsalt stsenaarium, et on maahükkane, mis on väheväärtusliku kvaliteediga, väga väärtuslik. Osa metsa võetakse maha, rajatakse sinna näiteks natukese lihavamad peale, tekitatakse hoopis teistsugune elurikkus, mis on tegelikult pärast mitu asja andnud. Et tegelikult siis ütleme meil esimese hooga satelliidipildi peal see kaaneb, on loogitsed lähevad seda, et on teha kõiki seda, mida pole piisavalt. See on päris huvitav use case, et mis me praegu teeme, on see, et me vaatame aegridadelt viimase 20 aasta seda ökosüsteemi, mis seal on olnud ja üritame nagu seda sinna taas tekitada. Kui seal on varem midagi muud olnud, vahepeal on see metsastatud ja jällegi proovitakse näiteks niitu sinna uuesti tekitada, kuidas seda siis sealt leida, see on hea küsimus. 20 aastat. Eestis on sundviskadel, et kõik, kes on päriselt maa tagasi saanud, nad on saanud tagasi tegelikult metsa, mis on heinamaa, mida täna pakatakse maa. Jah, see on tegelikult hästi kõva küsimus, mida me hästi palju oleme tegelikult tiimi sees ka arutanud, et praegu, mida me teeme tegelikult Eestis, mida me arendame siin teiste riikide jaoks veel on veel sellist asjad, et eraldi viia nad eraldi nagu sellisest kontrollist läbi ja see kontrollib 2 asja, mis on selle maa mõju, positiivne siis mõju, mis ta tekitab, eks ole, mis on siis kogu sellest, mis ma rääkisin ja teine on see, et kui suur on see risk, et seda päriselt on võimalik maha võtta ja see risk on võimalik nüüd sõltuvalt sellest, kus me maailmas vaatame, võimalik nüüd erinevalt vaadata. Hästi laias laastus, Skandinaavias on see suurim risk metsa nagu mahavõtmiseks, on see tööstus. Seda võestatakse sellepärast maha, et tööstusel on puitu vaja. Ja selle jaoks, mis me nüüd sinna arendame, on selline tööriist, et meil on võimalik vaadata, kas see mets, mida me vaatame, on sellises vanuses, et seda on teoreetiliselt võimalik maha võtta. Ja teine asi, mida me kontrollime, on see, et kas seda on võimalik, kas see on juba mingi kaitseala, et kas seal on juba piisav motivatsioon, et seda säilitada niigi. See läheb keerulisemaks, kui me vaatame seda pilti üle maailma, sest igal pool tegelikult see, mis põhjustab metsade mahavõtmist, ei ole tegelikult metsatööstus, vaid on näiteks põllumajandus, mis laieneb, mida me näeme näiteks Lõuna-Ameerikas. Ja seal on need hoopis teistsugused, seal ei ole näiteks metsa vanusel mitte mingisugust vahet, et seal on lihtsalt
kas seda maad on vaja põllumaana kasutada või mitte. Ehk siis see on nagu osa sellisest nagu teadusest, mida me sinna juurde ehitame, et lisaks siis sellele, et mis on see ökoloogiline väärtus, arvestada sinna sisse ka neid riske, mis sellel metsal on, et see maha võetakse. Et praegu me oleme see lahendanud sellised aegridade pealt. Eestis me juba suudame enam-vähem päris hästi hinnata seda, kas ta on raieküps, kas ta on võimalik reaalselt praegu maha võtta ja see on nüüd see küsimus. Aga see küsimus on veel nagu keerulisem, sest et mida me sisemises arutame on see, et kui palju on vaja metsaomanikul raha tänasest kuni selle hetkeni, kui ta võib hakata metsa maha võtma, raha saada, et tegelikult teha see teistsugune otsus. Et kui ta on 20 aastat seda raha saanud, kas ta siis on rohkem motiveeritud metsa alles hoidma, kui see, kui ta alles täna hakkab seda saama, eks ole. See oleks, ja kui meil oleks üle maailma selline databaas või selline andmebaas, siis see oleks ikka ülihea, et Eesti kohta meil ongi tegelikult haruldaselt palju andmeid olemas, aga seda, mida kaugemal me Eestist lähme, seda hõredamaks andmestik läheb, et kui keegi otsib endale startupi ideed, siis palun tehke globaalne maaregister. See oleks ülimalt äge, kui keegi selle suudaks ära kaardistada, ära hallata, sest et lisaks nendele keerulistele asjadele, mis me siin Eestis on tegelikult üle maailma veel, see kogu see maa omandivorm ja omandisuhe on nii erinev, et seal on osad maad, kus on kogu maa kuulub ainult riigile, osad, kus on antud see kohalikele kogukondadele, kus on ainult eraomand, kus on ainult riigi omand, et ühesõnaga kombinatsioon on veel miljon. Ja pluss siis need seadused, mis seal veel juures on, et kas on metsamajanduskava näitab seda, et tohib raiuda maha või on see midagi muud. See, mida sa algselt küsisid, tegelikult taandub natuke sellele, et täna ei ole päris hästi välja kujunenud tegelikult liigirikkuse ja loodusrikkuse nagu sellist ühtset definitsiooni isegi, et see on üle maailma kõik erinev. Ja tänu sellele see sama probleem, mis sa kirjeldasid, et okei, et ma ei tea, võtame puud maha, siis tegelikult ju tulevad siin hoopis teised liigid, mida võib arvuliselt olla isegi rohkem läbi mingite putukate ja lindude ja pisikeste loomade, kui seal selles mingisuguses ilma kõrge alusmetsata nagu Padrikus oli, eks ole. Ja täpselt samamoodi, et kui ma teen mingit arvendusraiet või lasen loomad sisse, et siis liigikooslus muutub ja võib-olla liike tuleb juurde. Kuna seda ei suuda tegelikult keegi täna massilises skaalas hinnata, siis tihti ja meie puhul tegelikult praegu meie mudelites ka taandub see liigirikkuse hindamine tegelikult sellele, kui palju ta on inimesest puutumata, ehk siis kui vähe ta on tegelikult ajaskaalas muutunud. Et isegi kui tegelikult inimtegevusega me suudaksime mingit liikide arvu võib-olla suurendada sellel pinnal, siis tegelikult vaadatakse seda läbi selle, et kui ta on 20 aastat puutumata olnud, siis järelikult elavad seal need, kes seal 20 aastat on elanud ja kõik on hästi. Kui ta on sassi aetud, siis me ei oska hinnata, kas on läinud paremaks või halvemaks, järelikult eeldame, et läks halvemaks ja ütleme, et enam ei saa. See muutub sellepärast, et siin tegelikult Tartu Ülikool on ju, Aveliina Ein on tegelikult või Helm on ju tegelikult viimased 7-8 aastat ainult sisuliselt sellega tegelenudki, et kuidas seda hinnata, aga need mudelid ei ole ikka veel päris valmis. Jah, see on tegelikult huvitav, et teedidest alati räägitakse metsast teedid väike Hendrikud siis. Hendrik ütles, et Järvamaa ja Viljandimaa oli nii palju, et seal kuhugi peituda minna. Et siis ajaloolist nii palju, et kõik meie põllumaad on kuskil 3000-5000 aastat tagasi olenevad põletud. Kõik, mis vähegi vilja andis, see põletati ära sellepärast, et tollal oli see, mis paadad kätte saab või hoopis midagi muud. Jah. Aga lihtsalt selle sama, miks me seda küsisime, üks Tehti Insider lugu Ühendriikidest või Kanadast, kus mingi naiste rahvasektel oli 500 aakrit, 250 hektarit. Metsa oli peal äkki 40 lihalooма kokku ja siis ülejäänud raha sai ornitoloogide käest. Jah, see on umbes see, et kui me alustasime, hakkame kõike nagu süsinikust kirjeldama, siis saime ka aru, et tegelikult ei ole võimalik loodust kokku lugeda süsinikus ja sellest me toomegi selle liigirikkuse sinna juurde, mis teeb selle mõnes mõttes nagu lihtsamaks, et meil on kategooriad, milles veel erinevaid maatüüpe kirjeldada, aga samas need jällegi kokku kombineerida on jälle omakorda siuke väljakutse. Tegelikult see huvitav arvutus, et auto võtab 1 kilomeetrit läbiseks 100 grammi CO2. See number 5000 kilogrammi, 5 tonni hektarid ja ise arvutada. Palju suures plaanis on 50+ metsa. Palju ära seome ja palju kogu kütust müüaks, et me oleme autokütus juba pakkuma seda piiri või sellest reisi käib.
No ilmselgelt me ületame kõiki piire ja huvitav on veel see, et kas nüüd viimased aasta või paar me oleme ju tegelikult Eesti metsad on ka imiteerinud nüüd rohkem CO2 kui sidunud seda, mis on omakorda sellest, et kui palju me metsasid maha võtame, kui palju selle käigus tegelikult seda imiteeritakse. Ja see ei ole ainult Eestis, tegelikult üle maailmas on see, et samamoodi Brasiilia vihmametsad, kui seal on liiga palju, võetakse metsasid maha, siis nad muutuvad tegelikult imiteerijateks. Aga ma kiirelt räägin siia veel lõppu veel selle ära, et kuidas see, kui me oleme ühelt poolt nagu vist enam-vähem kõik saavad aru, kuidas need tokenid maailma tekivad, eks ole, et siis tekib siin hästi kiiresti see probleem, et me muudkui loodus toodab neid juurde, eks ole, meil on hästi suur inflatsioon tekib. Siis tegelikult see pikk visioon sellest on see, et kui me need rahad nüüd anname kätte tarbijatele ja äridele, nad hakkavad seda nagu rahana kasutama, eks ole, siis tekib selline nii-öelda põletamistasu. Ehk siis, kui mina lähen täna poodi, siis ma ostan endale näiteks teksapüksid. Ja teksapükste tootmiseks on vaja läinud erinevat toormaterjali, selle transpordiks on kulunud kütust ja on tekkinud CO2 ja ühesõnaga ma olen loodust midagi nagu ära võtnud selleks, et mina saaks endale teksapüksid jalga. Ja nüüd see on see hetk, kus me peakski nagu midagi siis nagu loodusele tagasi andma ja kui me oleme selle raha loonud looduses, siis see nagu sümboliseeribki seda materjali, seda kõike, mida me oleme võtnud selleks, et neid teksapükse toota. Ehk siis, kui ma lähen ostan Meritite eest nende teksapüksid, mis on täitsa tutikad, siis mingi väike osa tulevikus põletatakse kogu sellest tehingust ära. Ja sellega võetakse mingi osa Meriteid ringlusest välja. Nüüd, kui ma järgmine päev olen juba natuke nutikam, siis ma ostan endale hoopiski second hand, ehk siis kasutatud teksad. Ja kuna nende tootmiseks ei ole läinud vaja uut toormaterjali ega võib-olla ka transporti üldse mitte, siis sellised tehingult selle süsteemi järgi ei ole vaja ühtegi tokenit ringlusest välja võtta. Ja mis meil siis tekib? Meil tekib selline olukord, kus mida rohkem me tarbime uusi materjali, mida rohkem me ära võtame loodusest, seda kiiremini meil raha põleb. Mis tähendab, et raha väärtus justkui läheb kogu aeg üles, mis tähendab, et asjade tarbimine muutub järjest kallimaks. Ja nagu ma alguses mainisin, siis see limiit on selles, kui palju loodus sel hetkel suudab seda vastu pidada ja taluda nii-öelda. Ehk siis sellega peaks tekkima inimestel loomulik soov vähem tarbida või tarbida ringmajandusega siis loodud kaupasid. Ehk siis tooteid, mille tegemiseks on vaja olnud minimaalselt uusi ressursse kasutada. Ja see on nüüd see suur visioon, mille suunas me töötame, et tekiks olukord, kus inimestel tekiks reaalselt igapäevas elus toimiv selline süsteem, mis motiveerib neid loodusega kooskõlas elama. Ehk siis see on pidev ringlus, kus raha tuleb looduse hüvede eest tuleb ringlusesse ja kaob siis, kui me need ära kasutame kogu aeg ringlusest ära. Ja kui meil on nüüd, kui me mõtleme selle kontseptsiooni peale, et me ilmselt kõik mõistavad, et me tarbime praegu liiga palju, eks ole, et me tarbime rohkem, kui üks maakera ühes aastas suudab meile pakkuda. Kas keegi tahab pakkuda, millal umbes me maakerana või kogu rahvastikuna kasutasime ära ühe aasta ressursid see aasta või kasutame? Mis kuus see võib olla? Väga hea pakkumine. Globaalselt see oli juulis, see oli vist 26 juuli, Eestis oli see märtsis. Et kui Eestis vaadata riiklikult meie tarbimist ja seda, kui palju me kulutame ressursse, siis umbes märtsiks olime terve aasta ressursid ära kasutanud ja nüüd me oleme kõik kasutanud järgmisest aastast nii-öelda. Ehk siis, mis oleks meie süsteemiga juhtunud, oleks see, et raha oleks nagu otsa saanud või oleks praegu juulis maailmas otsa saanud. Kuigi ta tegelikult ei oleks otsa saanud, sest oleks pidevalt selle väärtus kasvanud ja inimesed oleks hakanud vähem tarbima. Ehk siis see on nagu see kogu suur kontseptsioon, kuhu me väga loodame, et me lõpuks maailmana jõuame ja see on selline reaalne süsteem, mis hakkaks meil iseenda tarbimist iga päeva majanduses siis aitama kokku tõmmata. Ja me üritame seda nüüd teha nii, et see oleks osa, mida me nüüd ise ei hakka ehitama. Tegelikult on olemas ettevõtted, kes juba lahendavad seda. Hästi huvitavad on näiteks Doconomy on üks nendest, kes panga tehingute põhjalt ütleb, mis selle tehingu CO2 oli. Nad kasutavad umbes seda, et kus mingit asja on ostatud, mis summas ja mis see siis ilmselt see toode oli, mis sealt ostati. Nad ei ole kindlasti veel kusagil Doconomy. Ja need on ilmselt veel, kes samamoodi nende pangaandmete töötlemise kaudu siis seda jalajälge mõõdavad. Kindlasti see on oluliselt keerulisem kui CO2 mõõtmine, aga ütleme alustuseks on see päris palju lubav viis juba.
Ja mis me siis nüüd see aasta oleme teinud? Lisaks sellele, et me oleme siis kogu selle tokenite loomise süsteemi loonud, et me suudame loodusest neid siis tekitada, oleme me lansseerinud siis nüüd 2 erinevat sellist tooteliini. Üks on see nii-öelda loodusesse panustamise liin, mis on siis nagu mõnes mõttes sarnane sellele, mida carbon offset'id teevad või ühesõnaga ettevõtetele pakkuda võimalust panustada millegi heasse. Mis me siis teeme, on see, et me võtame need tokenid ja põletame need ära, need lähevad ringlusest välja ja need ei saa rohkem kaubelda ja ettevõte saab öelda, et mida head nemad on maailmale teinud. Mis on nagu teema ESG raporteerimise raames, et järjest rohkematel ettevõtetel on kohustus näidata, kuidas nad ESG raames siis toimetavad. Ja sellisel juhul siis ettevõtted ei pea üldse puutuma nendesse tokeni ja rahakottide tegemisse, me lihtsalt põletame nende eest, anname meile väljastame sertifikaadi selle infoga. Ja ilmselt siis teile põnevam osa on siis see, et nende tokenid ise on nüüd ka müügis. Need on võimalik meie veebis nüüd alates tänasest täiesti avalikult kättesaadavalt tulla ostma. Mida täna on võimalik teha, on võimalik osta endale ja hoida neid tokeneid. Need on praegu meie juures Custodial Walletis ja meie eesmärk on siis aasta lõpuks saada need niimoodi, et need on võimalik liigutada siis teistesse rahakottidesse ja suurtele exchange'idele siis kauplemiseks. Ja ühtlasi on võimalik seda ka siis ettevõtetel osta. Nii ettevõtted kui eraisikud saavad siis osta ja investeerida siis või soetada neid, see ei anna investeerimisnõud, soetada endale virtuaal asseteid siis ja aidata meil ehitada siis sellega ka sellist net zero või sellist lõplikult jätkusuutlikku ja neutraalset majandust. Ja siis jah. See suur tulevikuvisioon on see, et luua täiesti uus valuuta, mis ongi sellise jätkusuutliku majanduse alusvaluuta. Ehk siis kõik, mida me täna saame rahaga teha, maksta, hoida seda, laenata, mida iganes teha, seda kõike on võimalik siis lõpus ka merititega teha. Ja meie usume, et raha tulevik on siis nüüd jõuda sellisesse loodusega tagatud rahasse. Me oleme käinud läbi aja, kus meil on üldse, kus meil tekkis raha, siis meil oli raha, mis oli kullaga tagatud ja nüüd meil siis ei ole otseselt millegagi tagatud. Nüüd me ütleme, et aeg on see looduse limiidiga piirata. Ja kui nüüd võib-olla tekib küsimus, et kus siis tuleviku majanduse kasv tekib, kui me selle kõik ära piirame. Majanduskasv võiks tulevikus tulla ringmajandusest. Ehk siis, et meil on tegelikult juba nii palju seda inimloodud materjali maailmas, mida on kusjuures aastast 2020 rohkem kui looduslikku biomassi, siis seda materjali, mida taaskasutada, peaks meil olema nüüd küll päris piisavalt. Ja nüüd hästi kiirelt veel tiimist, mida on umbes 70 inimest. Suur osa meie tiimist, umbes 20 inimest on meil teadlased, need on siis ökoloogid, kliimateadlased, andmeteadlased, kes seda digitaalset kaksikut maakerast loovad. Oleme siis Equity Ventures ja Icebreakeri portfooliotes ja tegutseme siin. Meil on üle poole tiimist on meil Eestis ja ülejäänud on meil siis üle Euroopa, paar tükki Ameerikas ja üks on ka Lõuna-Aafrikas. Siuke üsna rahvusvaheline tiim. Meisse on investeeritud, meie viimane ring oli siis seed round ja see oli siis $7,9 miljonit, mida siis juhtis Equity Ventures. Ja see on viimane slaid, ma luban. Siin on ühesõnaga, et me toome looduse Web3, et seda päästa ja võidelda kliimamuutuste ja liigirikkuse ka vastu. Aitäh! Ja. Mind huvitab, kuidas te lahendate selle mure, et välismaal ei ole see maaregister nii See ongi nüüd täitsa selline riigilt minemine. Ma kordan igaks juhuks küsimust, mida sinna ei kosta, et kuidas me maaregistrite teemat lahendame. Euroopas on see võimalik peaaegu, et automaatselt teha. On olemas hästi palju selliseid online registrid, kus on võimalik asju kontrollida. Me saame Euroopa majandusruumis võrdlemisi kiiresti maaomanikke pardale võtta, sest lisaks sellele, et me peame need maaregistrit kontrollima, siis on meil tegelikult veel üks eraldi piirang, mis tuleb sellest, et meil on nüüd see VASP-i litsents, ehk siis see virtuaalteenuse pakkuja litsents, mis tähendab, et me peame tegema väljaspool Euroopa majandusruumi kõikidele osapooltele näost näkku tuvastuse.
ja selle on siis võrdlemisi piirav, kui me tahame väljastpoolt TA-d kedagi siis partneri saada. Kuigi me oleme seda teinud vähemalt ühele maaomanikule, kes on Brasiiliast. Ja me päris alguses võtsimegi endale sellise väljakutse, et prooviks võtta väikesed maaomanikud Eestist ja prooviks võtta ühe hästi suure maaomaniku näiteks Brasiiliast, kus on see maaregistrite osa kõige keerulisem ja kas me suudame mõlemad nagu pardale tuua. Siis vastus on, et jah, suudame ja selle Brasiilia jaoks me pidime siis, esiteks me pidime näost näkku verifitseerima nad, aga me siis saime ka koha peal kasutada erinevaid juriste ja partnereid, kes siis läksid reaalselt kohale registritesse, mis olid paberite peal ja kontrollisid kõik need paberid ära, et ühesõnaga, et see omandiõigus vastas siis sellele. Aga see on nüüd hästi riigiti sõltuv, et sõltuvad sellest, kus meil on nagu kõige rohkem sellist nõudlust ja tahtmist, et seda rohkem siis hakkame sinna fokusseerima, et seda riiki paremini tundma õppida ja kuidas seal siis seda lahendada. Ja. See burn ei ole praegu meie kontrolli all, Andrus, kas olete? See on hea küsimus. Me oleme veel arutanud omakorda, kas seda peakski tarbija või seda peaks ettevõtte või seda peaks mõlemad maksma. Ja meil ei ole veel siiamaani niisugust nagu lõplikku otsust selles osas olemas. Meil ei ole olnud sellega veel kiiret, sest et kogu see krüptomaksete ökosüsteem on piisavalt vähe arenenud veel või mitte nii kaugel, et see ei ole veel olnud meie jaoks nagu põletav probleem, et me oleme pigem ühesõnaga veel mõtlema seda lahendust sinna välja. Aga ilmselt jah, Andrus, tahad sa täpsemalt vastata sellele? No tegelikult peaks kogu selle story nagu algusest lõpuni ära rääkima, mis selle krüpto ümber on ja miks ta on ja miks ta just selline on ja kust me tuleme ja kust me läheme. Lähemale ja räägi. Ma arvan, et ma võtan tooli ja kuna see on küsimuste vastuste voor suuresti, et siis küsime ja vastame. Istu ka. Mina olen Andrus, olen eluaeg tekis olnud, alustanud 90ndate lõpus Silicon Valley'st, enne .com'i, näinud ühe sellise vihmasaju, nagu meil siin praegu ümberringi toimub korra juba elus ära, et nii selle, mis enne seda on, kui selle, mis peale seda on. Enne seda oli suhteliselt samasugune nagu siin aasta tagasi, et raha tuli igast poolt, kus ukse lahti tegid. Kuidas peale seda on, eks selle iga kriis algab samamoodi, lõpeb erinevalt. Aga ma siis põhimõtteliselt eelmine minu töökoht enne Single Earthi oli Pricewaterhouse'is ja mul oli seal selline tore tiitel nagu Intelligent Technologies Lead, mis tähendas, et ma pidin tegelema blockchaini ja AI-ga. Selline suhteliselt kehv konsultant selles mõttes, et ma ikkagi üritasin enamike kliente nagu sealt välja rääkida nendest projektidest, et ikkagi väga vaja. Eriti oli nagu blockchaini vaja. Ja sellel oli hea põhjus ka, sest enamikel projektidel oli 2010-ndatel ei olnud ikka üldse mitte midagi selle blockchainiga tegelikult vajadust teha. Ja samal ajal ma olin taust, et ma olin inseneri tööd ka paralleelselt aitasin e-riiki teha 2000-ndate alguses peale seda, kui Linnar mulle Mantli üle andis ja Linnar viiksis. Ja tegelikult nagu esimest korda ma krüptoga ju puutusin juba kokku 2005, ma arvan, oli see aasta. Ja 2005 oli nimelt see teema, kus esimest korda Tallinna linn otsustas, et tal oleks vaja mingit ühistranspordi kaardi moodi lahendust, millega saaks nagu pensionäre lasta sõidutada linnas. Ja kuna pensionäridel oleks vaja nagu raha kanda, et siis oleks nagu mingisugust lahendust vaja, et kuidas oleks võimalik arveldada nende pensionäri kaartidega. Ja siis Märt Randaja oli see tegelane, kes käis laua taga ühel päeval välja idee, et mingi Bitcoini sarnane asi on olemas, et äkki teeks nii, et hakkaks Bitcoinis arveldama, et see on mingi virtuaalrahasüsteem, et sellega saaks nagu väga hästi seda raha nagu pensionäride ja linna vahel nagu liigutada, et siis oleks vaja mingid pankasid ka vahele ja saaks nagu teha kohe nagu peer-to-peer need transaktsioonid ära. Et ütleme siis vaadates nagu minevikku, siis 2005 oli korraks nagu tähtedes mingi seis, mis oleks võimaldanud pensionäridel Bitcoinis sõita Tallinnas nagu bussiga. Seda ei juhtunud ja täna on üldse see kõik tasuta, aga niisugune seis oli. Ja kui me siis Meritiga esimest korda kokku saime peaaegu et täpselt 3 aastat tagasi, 1. oktoobril, siis see ülesande püstitus oli see, et kas õnnestuks kuidagi
jätta puud metsa kasvama, et mis oleks puu väärtus, kui teda metsast mitte välja viia ja mitte maha müüa nagu mingisuguseks puiduks, aga mis oleks see nagu puidu väärtus ja meid siis omavahel viis tegelikult kokku, eks ole, Marika, kes istub seal, keda me juhtumisi mõlemad tundsime ja kes siis omakorda, vist Ragnar Sass oli veel seotud omakorda selle tehinguga, et meid siis kolme kõike omavahel kokku panna. Ja seal samas kolmekesi selle laua taga, kus me seda lõunal arutasime, sai ka suhteliselt selgeks mulle, et see on vist üks esimesi case'e, kus see blockchain tegelikult nagu on relevant, sellepärast et ta võimaldab ühendada ära paar olulist asja, ehk siis ta on ühtepidi nagu arvepidamisinstrument ja teistpidi võimaldab selle sama asjaga, mille üle arvet peetakse, võimaldab nagu kaubelda mingil viisil ja vahetada selle nagu arve omanikku, et selleks ta tõesti sobib. Niimoodi, et tegelikult see blockchaini komponent on Single Earthi selles äris olnud sisse disainitud tegelikult täpselt sama kaua, kui see äri ise vana on, et sellest sai nagu alustatud, aga esimesed, kuna see oli sügav krüptotalv, eks ole, et siis esimesed peaaegu 2 aastat me ikkagi rääkisime sellest, et peaaegu nagu krüptorahaga tegelikult ei ole. Ja siis mingitel hetkedel me hakkasime nagu järjest rohkem saama küsimusi, et aga mis blockchain te olete? Ja siis oli selline tobe situatsioon, kus pidi kõige sellele küsimusele vastama, et teate, et see ei ole üldse oluline, mis blockchain me oleme. Et meil nagu, tegelikult see tehnoloogia valik ei olegi nagu nii väga nagu oluline, sellepärast, et oluline on, kuidas me selle kõik kokku paneme ja me saame seda teha nagu kõikide blockchainide peal. Ja siis muidugi ühel hetkel, kui krüpto tõmbas ennast uuesti käima, hakkas tekkima järjest tugevnev surve kõikide poolt, kellel uudised käisid kodus, kuidas kõik saavad rikkaks ümberringi. Tekkis järjest tugevnev surve, aga et miks ta seda nagu päris rahaks ei tee, et oli kõik komponendid nagu olemas. Ja seal oli nüüd üks suur selline paradigma muutus, mis tegelikult siis juhtus, on see, et me tegelikult olime sisuliselt veel enne, kui NFT-d popiks said, me olime tegelikult NFT. Me olime tegelikult selle blockchaini raames kandsime seda infot, kust see token tuleb, kust ta vermitud on, mida ta teeb, milleks ta kasulik on. Iga token oli isesugune tegelikult või iga patch, mis maade pealt vermiti, oleks olnud selle kontseptsiooni järgi isesugune. Aga see nagu ei ole laias laastus selline rahana treiditav kaup börsil, et kui sa tahad näiteks, et sellusse investeeritakse kui Fungible'i, siis vahepeal käisid veel semi-Fungible'i mõtted läbi, me päris tõsiselt töötasime EOS-i kallal, me tegime isegi prototüübi EOS-is valmis, kuna nemad olid tollel hetkel kõige kaugemale jõudnud. Siis EOS sai oma igasugused pahad PR-id külge, et kuidas ta on kellegi liiga kontrolli all ja kuidas ta ei ole üldse hea blockchain. Asjad, mis täna võib-olla arvestades, et ta on 44. hetkel nagu CoinMarketCapis võib olla päris nagu lõpuni põhjendatud, aga nii me igal juhul tollel hetkel otsustasime, et okei, EOS ei ole. Siis tuli see teema, et okei, me peaksime nagu hakkama ikkagi vaatama seda ka pigem nagu rahana. Pluss poole pealt tõi see nagu rahaks vermimine või see fungibility'ks vermimine kaasa selle, et meil oli tegelikult võimalus öelda, et kogu loodus on võrdselt väärt. Sest selle non-fungible'iga tekkis teema, et selgelt Amazon nagu mingi kõrbe võidab nagu igal hetkel, eks ole, et mingid populaarsemad kohad saavad selgelt olema kõvemini treiditud kui mitte populaarsed või sellised vähem tuntud kohad. Ja siis, kui me olime jõudnud rahani, siis lõpuks ei jäänud midagi muud üle, kui tuli hakata blockchaini valima. Sellepärast, et juba läks piinlikuks, et juba tegid raha, aga ikka ei teadnud veel, mis blockchain oli. Ja blockchaini valikut me hakkasime siis tegema otses mõttes elimineerimismeetodil. Et oli selge, et kõik, mis on proof of work, meile nagu ei sobi, sellepärast, et me tõenäoliselt kulutame rohkem energiat, kui me seda head teeme, seda asja nagu vermides, eks ole, mis tähendas, et kõik, mis oli proof of work, pidi minema nagu uksest välja. Järgmine oli see, et ma ei tea, mitut Haskell'i programmeerijat siin toas keegi tunneb, aga mina ei tundnud tol hetkel vähemasti ühtegi ja siiamaani vist ei tunne ühtegi, mis tähendas seda, et kõik igasugused Haskell'i ja Haskell'i derivaatidega keeled, millest nagu mingisuguseid kontrakte kirjutatakse, peavad tabelist välja minema. Selle käigus väga paljud väga head asjad, nagu mis oleks muidu kasutust leidnud, kadusid ära laua pealt. Siis tekkis järgmine küsimus, et okei, kui palju meil tegelikult transaktsiooni throughput on, sellepärast, et kuna meil oli plaan algusest saati, et me tahame in-chain kogu seda asja teha, siis see, et kui palju nagu päriselt nagu transaktsiooni aega võrgus on, oli oluline. Sealt läks hea ports välja. Selles jaoks oli järgi jäänud kuskil 12 nime juba sellesse nimekirja.
Siis järgmine vist elimineerimine, mida me tegime, oli selle järgi, et kus ta oma market cap'ilt, coin market cap'is nagu paikneb, et ta peaks tegelikult nagu olema seal suhteliselt esimese paarikümne hulgas. Järgi jäi mingi 10 ja neid me hakkasime siis ühekaupa sisuliselt menetlema erinevatel põhjustel. Seal oli, osa olid liiga väikesed ikkagi, osa olid reputationi poolest kahtlased, jäid järgi põhimõtteliselt siis 3 valikut. See oli siis umbes täpselt aasta tagasi või natuke vähem ka aasta tagasi ja need olid siis Solana, Avalanche ja Algorand. Algorand tegelikult oma tehnoloogilistelt lahendustelt tundus kõige parem nendest, selles mõttes, et kannab kõige rohkem tegelikult blockchaini moodi välja. Aga Algorandiga oli just juhtunud ja pealegi Algorandi kasutasid siin mõned nagu sõbralikud firmad ka. Tollel hetkel ma ei tea, mille peal nad täna on, aga tollel hetkel Ignium oli just Algorandi värskelt valinud ja mõned veel. Ja siis põhimõtteliselt nagu Algorand oli juba peaaegu valitud, kui tuli mingi uudis, et nad on endale mingi ägeda rohepartneri leidnud ja meil tundus, et nende pärast nagu PR-iga konkureerimine nagu ei olnud põhjendatud. Viskasime Algorandi välja, Avalanche oli parasjagu avalikult kukemuffi saatnud mingisugused tüübid kuskil mingite teadlaste näol, eks ole, mille tõttu nagu nende reputational ja selline nagu founder attitude nagu hakkas ka tunduma nagu kehva ja jäi siis järgi Solana. Mis täna siis tagantjärgi vaadates aasta aega hiljem nagu ei olnud sugugi halb valik, aga ütleme Solana oma seda reputational damage'it suutis endale kohe peale valikut hakata korraldama ja suhteliselt nagu järjekindlalt, aga alles nemad on ja üldse mitte nagu halvas seisus, et ütleme, tundub, et peaaegu, et läks õnneks. Ja Solana ainukene puudus on nagu see, et kui te võtate kunagi blockchaini ja hakkate arendama seal peale, et siis vaadake enne sinna blockchaini sisse, et kas see käib niimoodi kokku, nagu teie programmeerijate loogika nagu töötab, sellepärast, et nagu Solana kõige hullem häda on see, et mitte ükski asi, mille sa kätte võtad, ei ole tehtud päris niimoodi, nagu sa ise teeksid. Et nagu EOS-i puhul oli nii, et ükskõik kuhu vaatad, kõik on nagu täpselt nii, nagu teeks ise ka. Ja Solana puhul on ikkagi nii, et mitte miski ei ole tehtud nii, nagu ise teeks, eks ole. Aga töötab, transaktsioonid käivad, eks ole, mintida saab. Mingisugused Go library'd töötavad ka enam-vähem normaalselt, eks ole, et ütleme nii, et on kasutatav suhteliselt. Ja nüüd me siis oleme tegelikult täna situatsioonis, kus me oleme peaaegu aasta aega seda Solanat siis nagu ehitanud selle toote ümber, räppinud kõik ilusti sinna sellesse blockchaini, mis meil vaja on ja roadmap'is siis selles kohas, kus me oleme sellise nagu pre-launch'i seisundis endiselt, mis tähendab seda, et kõik käib üle custodian wallet'ite ja see tähendab siis, et meie nii klientide kui mõlemalt poolt siis nii ostjate kui maaomanike wallet'id on kõik meie kontrolli all ja hakkame siit nüüd siis järk-järgult liikuma siis nagu sellise päris krüptoökosüsteemi poole, ehk siis järgmises faasis siis peaks peaaegu korraga siis juhtuma see, et wallet'id muutuvad custodianist siis tavalisteks ja veel selle aasta numbri sees siis loodetavasti õnnestub ennast ära listida esimestel exchange'idel. Et seal nüüd hakkab nagu lähevad faktid häguseks, sellepärast, et millistel exchange'idel ja milliste launch partneritega on siin nüüd lähinädalate otsuste küsimus, et ma ei ole veel nagu võimeline ühtegi nime välja ütlema, aga põhimõtteliselt ikkagi valikud toimuvad praegu. Ja siit edasi siis, eks ole, mis on siis nagu selline uudne nüüd kogu selle asja juures on see, eks ole, et kui enam krüptorahasid on siis mõeldud nagu selleks, et nad kas tekitaksid lihtsalt mingisugust spekulatiivset keskkonda või siis mingitele projektidele nagu tekitaksid rahavoogu, et nad saaksid oma mingid põhieesmärke nagu täita, eks ole. Et siis meie puhul on see krüptoökosüsteem niimoodi üles ehitatud, et meie puhul teenib selle krüptoemissioonist tegelikult siis maaomanik. Ehk siis see oraakel, mis maaomaniku maa peal nüüd arvutab neid ökosüsteemi teenuseid. See oraakel siis on tema jaoks see minting mehhanism, mis talle seda raha teeb. See raha liigub otse tema juurde, ta ise ostab, nüüd vahetab seda. Me oleme küll seal vahendajad ja custodianide puhul teeme need transaktsioonid ka ise ära, aga päriselt siis ikkagi me oleme puhtalt ainult tehingu vahendajad, me ei kasuta seda mingiks oma raha tõstmismeetodiks ega ka mingisuguseks selliseks nagu täna lihtsalt rahamassi suurendamiseks, et meie see minting mekanism on siis seesama oraakel, mis metsa ökosüsteemi teenuseid nagu hindab ja mis teeb ta nüüd nagu veel eriti selliseks nagu võib-olla keeruliseks või eriliseks on nagu see, et ta ei ole ajas tegelikult püsiv selle teenuste nagu koosseisu suhtes. Ehk siis see tänane 100 kilo süsinikku, mis sinna metsa läheb, eks ole, selle pealt ühe meritokeni mintimine pluss mingi biodiversity komponent sinna juurde, sinna lisandub hiljem täiendavaid atribuute, ehk siis kui sa täna näiteks omandad selle meritokeni,
siis tegelikult tema väärtus ajas ei ole mitte see, et tal on täna 100 kilo süsinikku, aga kõik need looduslikud hüved, mida me õpime selle tokeni pealt nagu vermima, järgmistes batchides kajastuvad need selle merit tokeni sellises, nagu me nimetame seda total portfolio composition, mis mõnes mõttes kandub ka ajast tagasi, kuna ta on nagu fungible token ja meil ei ole nagu mingit varianti öelda, et ühed batchid on ühe moodi sisuga, teised teise. Ehk siis tegelikult see loodusrikkuse nagu sisaldus selles tokenis ajas kogu aeg kasvab, mis muudab ta selliseks omapäraseks investeerimisinstrumendiks, et kuna igapäevaselt ka teises otsas looduskaitsjad ja igasugused nagu ma ei oskagi öelda, filosoofid siis, kes ettevõtetele kirjutavad ette, mida nagu tuleks kaitsta ja hoida, eks ole, neid instrumente läheb järjest rohkem vaja. Et siis meie selline narratiiv on see, et me proovime nagu käia selle instrumendiga, mida me teeme nagu eespool seda, et alati peaks tal siis jääma see nii-öelda utility väärtus, et kellelgi on vaja oma raamatupidamises näidata, et ta on mingisugused pahateod nagu õigeks pööranud, eks ole, et siis järelikult selle instrumendiga peaks saama neid pahategusid siis nagu parandada jõudumööda. Nii et on selline natukene ajas muutub veel oma olemuselt. Ja edasi on siis, eks ole, need klassikalised kasutusstsenaariumid. Üks on siis see, et tõepoolest sa saad oma mingisugusele firmale maha müüa, kellel on teda vaja selleks, et ta kohe ära pöörnida ja näidata, et ta on nagu mingisuguseid eesmärke täitnud. Teine on see, et saate lihtsalt omavahel treidida ja ütleme kolmas siis on see sama kaubavahetus, et ta tegelikult ikkagi oma päris olemuselt on ka selline nature capitud siis raha, et omas ökosüsteemis nii palju kui loodus suutis teda toota, saaks siis teda teoreetiliselt ka nagu ringluses hoida ja selle eest kaupu vahetada. Nüüd teema on siis see, et tõenäoliselt me alguses näeme arvatavasti mingite ettevõtete poolt tooteid, millega nad nagu teevadki oma selliseid rohekampaaniaid, ütlevad, et seda saab ainult näiteks meriti eest osta, et see ei olegi mingisugune, et mingit tüüpi ketsid mingilt firmalt ongi saadaval ainult selle tokeni eest ja tõenäoliselt põletavad nad selle raha siis teisest otsast sama hooga ära, mitte ei proovi selle eest mingisuguseid ketsipaelu osta kolmandast kohast esimese hooga. Aga sellised lihtsad nagu peer-to-peer kasutusstsenaariumid, et firma lihtsalt nagu teebki mingi toote, müüb selle merit tokeni eest maha, põletab tokeni ära ja ütleb, et see nüüd oli tema sustainability panus, et sellised kampaaniad, mis loodetavasti saame aasta jooksul näha. Sain õieti aru, et merit token, mis on täna vernud, oletame siis 100 kilogram süsiniku peale ja 3 aasta pärast sinna lisanud mingi muud komponendid, see token alles, et nad on võrdsed. Nad on võrdsed, jah. Nad on ajastanud asju juurde, aga see on keegi ei saa öelda, et ei. Seal tekib see teema, et see minevikus välja on. See on täitsa tavaline fungible token, jah. Sa saad tegelikult, kui sa väga soovid, sa saad. Sa saaksid. Sa saaksid neid eristada, kui sa lähed mööda aadresse ja vaatad, kust aadresside pealt sinu tokeni tükk on läbi käinud, eks ole. Jah. Aga mõeldud see nii ei ole. Mis juhtub on see, et need minevikus välja antud tokenid, kuna me peame neile neid samu hüvesid tagantjärgi peale kandma, mis nüüd uutel tokenitel on, siis natukene diluudivad nad uute tokenite seda väärtust ära. Aga kuna tokenite mass läheb arvatavasti ikkagi mingisuguses nagu ruutvõrdelises või logaritmilises skaalas, siis see minevikus välja antud tokenite hulk tegelikult nagu ei diluudi seda tervet portfelli nagu liiga palju ära. Aga kuidas te järgmised aastad tulevikus Ütleme, siin on neid majandusstsenaariumid on erinevaid, eks ole. Et on nii surviving usse minevaid, kui on ka nagu täitsa tõsiseid prognoose, mis väidavad, et meile tuleb selline järgmine peale teist maailmasõda nagu õnne ja rikkuse periood, eks ole. Et kas see vaheaeg on nüüd 2 aastat tingimata, keegi ei tea.
noh, fakt on see, et eks ta on selline hea aja instrument, eks ole, et kui sul elektrit ei ole, et siis sa tõenäoliselt ei jäta põlevkivi põletamata sellepärast, et nagu rohelistele ei meeldi, eks ole, et sellised nagu paned selle rohelise nii kauaks tuppa kinni, kus ta saab omaette karjuda, kuni korsten suitseb, eks ole, ja siis põletad oma põlevkivi ära, eks ole, ja siis kui elekter otsa saab, siis lukk läheb jälle lahti ja siis roheline saab välja, eks ole. Et ega noh, survival on nagu selgelt nagu esikohal. Mis tähendab, et noh, põhimõtteliselt nii kaua tuleb elust püsida, see instrument nagu ei saa töötada, kui maailm põleb üle. Noh, me ei hakka mingit sõdu offsetima, eks ole, et noh, me saa nagu öelda, et okei, Ukrainas nagu parasjagu põleb nagu 1000 maja, eks ole, et järelikult me peame müüma Putinile offseti, et ta võiks neid põletada. Eks ole. No, selliseid äriskeeme me arvatavasti nagu ei näe. Nii et kui majandus läheb ära, siis selle tänu sellele see huvi tõenäoliselt selle nagu maailma päästmise vastu on selle võrra väiksem, kuigi minu jaoks oli suur üllatus see, et kui need esimesed nagu sõjauudised hakkasid nagu tulema veebruaris, siis tegelikult roheuudised suhteliselt hästi suutsid nagu pidada sammu sellega. Ja kui me praegu vaatame seda energeetikat ka, et siis ikkagi päris osavalt käib see võitlus hetkel nagu roheenergeetika versus nagu selline klassikaline energeetika. Et kuidagi nagu üllataval kombel need roheteemad on nagu ikkagi vähemalt nagu massimeedia seisukohast tunduvad olevat nagu need, et okei, kui meil on vaja peale sõja veel millestki rääkida, okei, räägime siis roheteemast. Et ta on nagu selline go-to nagu teine asi, mida uudistes siis kajastada paralleelselt. Et selles mõttes nagu on raske prognoosida, et võib-olla ta nagu püsib kuidagi radar. Loogika ütleb, et kui sul ei ole süüa osta, siis sa ei osta tokenit ka. Aga jällegi samal, kui sa vaatad seda, mis täna nagu jälle krüpto viimase 24 tunni jooksul on nagu teinud, eks ole, et suur raha on jälle turult nagu läinud tagasi krüptosse, eks ole, ühel või teisel põhjusel, et see on see varade ümberpaiknemise teema. Kuskil ei ole täna nagu rahu, eks ole. Täna üks ütleb, et nagu kinnisvara läheb pekki, teine ütleb, et tööstus läheb pekki, kolmas ütleb, et kõik läheb pekki, eks ole. Aga sul on, eks ole, 10 miljonit. Ja teada on, et rahas läheb ka pekki, sellepärast, et inflatsioon on, eks ole. Dollarisse ka ei julge panna, sest dollar on liiga tugev, eks ole. Mingil hetkel äkki, ma ei tea, devalveerivad või mingil hetkel äkki liiga tugeva dollari tõttu nagu börs läheb katki Ameerikas, eks ole, ja siis läheb dollar ka katki. Et ühesõnaga, täna nagu on selline närviline tõmblemine ühest varaklassist nagu teise, just nimelt nagu selles sektoris, kellel need miljonid on nagu üle, et mõelda, mis nendega teha. Suur raha võtab pika positsiooni, eks ole, aga just selline nagu keskmine raha otsib täna seda kohta. Ja see tähendab ka seda, et krüptovarad, ütleme, kui sa nüüd vaatad nagu, et siis sellised krüptovarad, millel on mingi utility väärtus, näiteks kliimataoline hea näide, eks ole, kellel küll see idee läks katki, sest nad olid natukene räpakad ühel või teisel põhjusel, aga kliimatao näiteks proovis, eks ole, teadlikult osta kokku perrakrediite selleks, et tõmmata turg nagu tühjaks, selleks, et akumuleerida nad krüptosse, selleks, et tulevikus öelda, et nüüd te saate ainult meilt osta, sest kõik on siia krüptosse ära pargitud. Et nad teadlikult proovisid nagu tekitada sellist short squeeze'i, et on teada, et tulevikus on seda instrumenti vaja. Ja selle nurga alt nagu lihtsalt valjusti mõeldes, et ega see merit token on arvestades, et me jõuame sinna nagu 2 aasta pärast või millal siis iganes sellesse nagu heaoluperioodi ja me hakkame jälle mõtlema, et maailm peaks nagu offsetida suutma, et võib-olla kõlbab osta sellel ajal ka. Aga puhtalt spekulatsiooni otsa, me ei tea, mismoodi need järgmised 2 aastat välja näevad, me ei tea, kuidas turud käituvad, me ei tea, kas me nagu põletame rohkem põlevkivi või me põletame nagu rohkem aatomeid, eks ole, me ei tea, kas roheenergeetikud lastakse maha vaikselt nurga taga või antakse neile võimalus ehitada piiramatu arv tuulikuid, eks ole, nagu kõik on täiesti ebaselge täna. Ärimudel töötab ikkagi käibepõhiselt. Me oleme seal mudeli vahel ja võtame sealt siis oma teenustasu. Seal on nüüd teine kiht tulemas peale, nagu enamik krüptofirmasid ehitame meie ka taod paralleelselt, et meil on ka nagu governance tokenid ja investeerimistokenid ja see kõik pipeline'is tulemas on. Aga täna ikkagi oleme me selles mõttes nagu klassikaline startup, me teeme investorite rahalist ökosüsteemi, mis ühel hetkel peaks omama piisavalt käivet, et me suudame sellest teenustasust seda firmat üleval pidada ja investoritele ka raha tagasi õnnelikuks teha. Vahepeal on siin mõnda küsitakse, et kas te olete mõelnud, et 2 nädalat tagasi neid tiirikumis, kus mingi tuupoks teigli üle, te olete mõelnud, nägid, et Solana tiirikumis
oleme kogu aeg jälginud seda huviga. Oli kogu aeg lootus, et äkki nad lähevad, teevad selle merge'i enne ära, kui me oleme blockchain'i jõudnud ära valida, et siis teeks nagu otsused lihtsamaks. Ei jõudnud, ikkagi aasta läks veel aega sealt. Vahepeal oli juba tunne, et seda ei tulegi. Täna me ootame. Selles mõttes, et ootame seda, et kuna meil ei ole seal Solanas nagu otseselt midagi viga, siis me vaatame, mis ökosüsteem nüüd teeb selle peale tervikuna, sellepärast, et on selge, et nüüd tänu sellele, et Ethereum läks oluliselt energiasõbralikumaks. Kusjuures see on ikkagi veel mingisugune vist, kui ma õigesti mäletan, 8 korda äkki vähem efektiivsem kui Solana, aga see on puhtalt massist kinni, eks ole. 69. Okay. Aga praegu me ootame, et mismoodi see mõjutab kõik ülejäänud, et hetkel ei ole nagu otseselt põhjust tormata ühes ega teises suunas. Praegu on Solana, et see oma mõttelist ära registreerinud meritel on piirang ka, ehk siis laenudeks, tagatisteks või sellest Meritil tervikuna selles mõttes ei ole, et kõik, mis võlaõiguslikult õnnestub teha, on täiesti nagu tema enda teema, eks ole. Kui keegi tahab neid panti võtta, siis ta võib neid vabalt panti võtta. Piirangud on seal nii palju, et Meriti kandmisel walletist walletisse on, kuna me opereerime sellises nagu tülikas kohas, kus on nagu ühes otsas sularaha ja teises otsas krüpto, siis me peame hästi palju igasuguseid EML protseduure jälgima, mis tähendab seda, et tegelikult nõuab riik meie käest seda, et kui keegi kannab Meriti meie juurest välja, siis ta peab tõendama, kelle kontole ta kannab. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui sa tahaksid seda näiteks kanda nüüd meie juurest kellelgi juurde, kellel mingil põhjusel on mingid sanktsioonid, eks ole, et näiteks, ma ei tea, on mingi vene sõber, kellelt sa tahad raha laenata, eks ole, ja siis vene sõber ütleb, et anna oma Meritid mulle nagu tagatiseks, et siis näiteks tema mingis Solana walletisse me võime mitte saada neid kanda, sest võib juhtuda näiteks, et AML-i reeglid ei luba. Et seal on nagu puht nagu rahatehnilised piirangud seal on, aga mingeid nagu selliseid meiepoolseid piiranguid, et mingid Meritiga, ma ei tea, ei tohi panti panna kellelegi tagatiseks, sellised reeglid ei ole. Inflatsioonid. Raha väärt ja Meriti väärtus on vajaselt vaha. Huvitav oli, et finantsajalood saad seda võimaldada päris huvitavalt. Saab. Tiiritu osa, mis ta on esimene krüptamisega päris vastutusväärt. Ma ise olen mõttega nagu mängib ka 5 aastat. Mina jõudsin nagu võlakirja. Ja, noh. See on see, võib-olla ta on mõnus tõstid, et inimesed teevad kohal, et on huvitavad asjad. No eks me oleme oma saba ringi ajades nagu jalad rakku jooksnud või ringiratast oma saba taga ajades jalad rakkuga jooksnud, et see utility väärtustele tekitada, sellepärast, et see ei ole olnud tegelikult lihtne. Me oleme natuke selle, eks ole, minting mehhanismiga nagu kinni, eks ole, seal, et muidu enamik krüptosid tekitab endale selle utility väärtuse börsil ja nad suudavad piisava massi korraga teha emissiooni, et see turg õnnestub stabiilsena osta, müüa, vahetada. Seal on neid inimesi, kes on nõus maksma midagi, kes on ka nõudnud. Jah, noh. Ütleme niimoodi, et kumbki ei ole selline turg, mille peale mul nagu legal team läheks ja rõõmustaks kuskil oma ette, et teeks väikse peo, et saab India turule minna. Maailmas on 5 miljonit inimest, kellel on sügavalt ükskõik, kas see kütuseliikud maksab 1 või 2 või 5 liikut, siis me sisse paneb,
võiks ju arvata, et kui sa teed krüptofirmat, et siis krüptofirma tegemise nagu selline kõige nagu tehnilisem pool on see, et kuidas sa seda krüptot ehitad. Mingi tokenomics ja et mingisugune, kuidas programmeerida mingist kontrakte ja kõige keerulisem pool on seal seisab. Ja keerulisem pool on see, kuidas võtta kliendilt raha. Ei, turundus on ka lihtne. Kui sa lähed täna ja ütled, et mul on siin krüpto, maksa mulle raha, siis tõenäoliselt järgmine kõne on nagu rahapesu andmebüroost. Ja kui seal on nagu ruhtumisi õnnestunud sealt rahapesu andmebüroost see litsents saada, mis meil on, eks ole, siis juhul, kui sa nagu selle litsentsiga räpakalt ringi käid, siis võetakse sult ära ja sa jälle ei tohi seda teha. Ehk siis nagu krüpto nagu ökosüsteemist täna võtta raha niimoodi, et sa ei eksi ühegi seaduse vastu, tähendab sisuliselt seda, et sa teed panka ja börssi üheaegselt. Ja see ei ole kõige lihtsam asi, kus nagu olla. Siis selle mingiks võlakirjaks on ja võlakirjad on samamoodi. Me olime seal. Me olime seal põhimõtteliselt tegelikult suhteliselt selles kohas, mis sa kirjeldad. Aga me nagu tegimegi selle pöörde nagu sellega, et kuna see turg on nii ebakindel, mis tegelikult seda utility väärtust nagu omab. Et siis sul on mingit tüüpi underwriterit vaja, kes nagu sellesse instrumenti nagu usub. Underwriterid saab sul olla põhimõtteliselt nagu institutsionaalsed või turg. Ja see võlakirja asi oleks eeldanud seda, et sul pigem on seda institutsionaalset nagu vaja, kes neid võlakirju hakkab kokku ostma ja investeerima mingid pensionifonde sinna. Ja see tundus, et me oleme osavad küll, aga kas me nüüd nii osavad oleme, et me suudame mingi HSBC või kellegi nagu panna suures mahus nagu Single Earthi võlakirju kokku ostma, mis on teisest otsast kuhugi mingite maade nagu tulevastesse veel teenimata nagu väärtustesse paigutatud. Et täiesti finantsiliselt nagu selge skeem, aga lihtsalt tundus, et ei ole nagu selles mastaabis nagu ei oma investoritele. 15% või 20% info 15% sisse vaadata. See, kes seda turgu teeb, see võtab rohku riski. No sellest sa ei ole ka pääsenud nüüd nagu praegu krüptost, sest market makerit on sul nagu ikka vaja, kui sa börsile lähed. Aga kohe praktiliselt algusest välja, kohe saab nagu listis nagu lugeda, nii palju vähe aega on. Aga just sama, see utility väärtus on praegu on selle kõigest on tulevad, mida saab märgi pinda öelda. Täna on ikkagi vaatab, kuidas tahab, aga ta on see on puhalt subjektiivne. No me loodame, et see hinnang on õige, sest me arvame ka nii. Nendeks küsimus usaldusväärsuste ja läbipaistvust. Te võtate endale krüpto puhul räägitakse väga palju detsentraliseerimist. Räägime Bitcoinist, siis tean, mis on usaldada Bitcoini koodi, ma tean, et iga 10 minutit tagant 6,25 Bitcoini juurde tänapäeval. Aga teie olete selline raha minti ja rollis. Kuidas ma saan usaldada teid, et te loote nii palju neid, eriti tõukeid, kui palju metsa süsteemi pandina. Võib-olla mina panen 10 hektarit metsa ja sõber Neega paneb ka 10 hektarit, meil on samaväärne metsa, aga teame, talle 1000 tõukenit saan teie sõber. Kuidas ma seda kontrollida saan, kuidas ma saan kindel olla, et teie olete See on üks selline süsteem, mida sa saad, aga tõenäoliselt ei oskaks praegu kasutada, sest me ei ole selle kasutamise nagu kasutajaliideseni veel jõudnud. Aga kuidas see käib, on nii, et tegelikult kõik maad, mis meil platvormil on, nende metadata on GitHubis üleval. Nii et kõik, mis täna mintimise algparameetrid on tegelikult siis meie oma Gitis, meie oma Git on replitseeritud GitHubi ja see GitHub on omakorda timestambitud kõikide oma headidega on timestambitud iga commiti puhul Bitcoini. Nii et meil on ajal tembeldatud Giti repo ja me varsti jõuame nii kaugele, et meil on toolset, et kui keegi tahab nagu seda mintimisprotsessi korrata tagant ette, siis ta on võimeline Giti andmete puhul selle nagu ära taastama ja vaatama, palju neid tokenid peaks tulema. Seal on siis nii mudelid kui maaparameetrid, kui siis need algoritmid, kõik millega seda siis teha.
et seda meil on ju suht algusest saati nagu oli see oraakli nagu õiguskindlus oli nagu teemaks, et noh, et see küsimus nagu tuleb ja see peab olema nagu vastatud, et nii ta käib. See on avalik. See on avalik, jah. Sa lähed github/single-earth/merit. Single Earth on väikeste tähtedega, Merit on suurtega. No ühesõnaga Single Earthi Meriti repos on siis näha seal, aga noh, praegu ta on selles mõttes nagu kiberish, et seal on nagu metadata ikka, eks ole, hästi palju tag'e ja miski nagu, no ütleme nii, et tag'id on osa inimkeeli loetavad, aga ja kui sa võtad sealt näiteks GeoJSON-i ja viskad kuskile Google Maps'i, siis sa saad ka tegelikult näed, kus see maa asub, eks ole. Et aga noh, seal need, kuidas need kõik omavahel kokku klapitada, et meil tegelikult parasjagu kusagil firma nurgas tehakse mingit sellist süsteemi ka, millega saab seda pärast visualiseerida. Audiitorfirmasse vist täna leppisime koosolekul kokku, et läheb järgmine nädal, nii et on juba nädal aega läinud järjest, aga ei ole veel jõudnud nii kaugele. See tuleb automaatselt. Okei, et kuidas me, kui me vaatame nagu satelliidi pilti, et kuidas me hindame selle nagu struktuuri sellel metsal, nagu ma aru saan, et kas ta on noor, vana, keskmine, kaua ta seal olnud on, eks ole. Seal on nüüd nii, et me alustasime, on tegelikult siis metsade kohta on peetud ülikoolide poolt on 2 sellist pikaajalist aegrida nagu üle kogu maakera on Harris Map ja Hansen Map, mis mõlemad siis hoiavad viimased 20 aastat kogu maakera metsade kohta sellist enam-vähem nagu mappi, et palju see forest coverage nagu on. Ja me siis kasutamegi nagu tänaseid andmeid pluss neid aegridu selleks, et vaadata siis, kuidas 20 aasta jooksul see on nagu muutunud. Meil on tegelikult oma mudel ka, millega me suudame hinnata selle siis metsa nii-öelda küpsust. See hästi töötab Eestis, kuna Eesti mudelit on hea treenida, on hästi palju andmeid, mida tead. Me oleme selle sama Hanseni ja Harriseni all treeninud tegelikult oma ja andmeteadlastes vabandan, sellepärast ma tean, et ma kasutan neid mäppe valesti, ma ei mäleta kunagi kumb on kumb, aga ma ütlen mõlemaid alati, aga ühesõnaga nende mäppide alusel me oleme ka treeninud oma mudelit ja see läheb päris hästi juba täna kokku, et jah, meil on mudel olemas, ka üle maailma toimiv. Täna me seda enda mudelit nii palju veel ei kasuta, meil on põhimõtteliselt vanade aegridade nagu interpoleerimisel pluss tänane satelliidi data selle baasil otsustan. Et küsimus oli siis tokeni emiteerimise süsteemis, et kuidas see toimib. Täna ta toimib sellist, nagu me ise ütleme ta kohta rituaal, et seda rituaali esineb hetkel vist, kui ma õigesti mäletan, kord 2 nädala jooksul, kus siis põhimõtteliselt võetakse kogu tabel ette ja lastakse kõikide maade pealt siis üle ja emiteeritakse vastav kogus tokeneid. Miks ta niimoodi tehtud on puht selles mõttes nagu relikt täna, et teoreetiliselt meil nagu mingil hetkel me tõenäoliselt jõuame nii kaugele, et me peaaegu reaalajas laseme selle protsessil kogu aeg käia, et see praegune see rituaal tuleneb sellest, et see võtmemajandus, mis on vajalik selleks, et seda emissiooni nagu teostada, et see võtmemajandus eeldab nagu nii tugevaid turvaprotseduure, et kuna ei ole veel põhjust seda automaatseks teha ja ütlesi ka nagu riskianalüüsid lähevad kohe punasesse ära, et siis täna ta on selline human interventioniga protsess, mis lastakse käima ja pidulikult viiakse läbi. Kusjuures, Indrek, kuidas me täna teeme? Kas me anname välja ainult tervete tokenite kaupa või me anname välja tüki kaupa ka? Selles mõttes 0 komade kaupa ka? Täisarvud, jah? Et ta peaks siis nagu ühe tokeni olema ära kogunud selleks, et me talle selle välja anname. Okay.
Et see tähendab siis seda, et sa pead olema iga selle 2 nädala tagant, kui see protseduur siis nagu käib, eks ole. Et selleks hetkes, kui sa oled siis nagu täisarvulise numbri mingid tokenid saanud, antakse sulle siis välja selle järgmise rituaali käigus. See tähendab, et iga 2 nädala uued algandmed tulevad teile. No meil ongi see välp on tegelikult niimoodi, et isegi kui me nagu seda protsessi hoiaksime nagu kogu aeg töös, siis tegelikult meil on see 2-nädalane puhver seal vahel selle tõttu, et see 2 nädalat on umbes see aeg, kui 10 × 10 meetrit Sentineli grid kosmosest suudab terve planeedi üle mäppida. Et 2 nädala jooksul on enam-vähem tõenäoline, et kui keegi on vahepeal metsa maha võtnud, siis me oleme sellele vahepeal pihta saanud. Ja tervitades maaomanikke, kes on meile oma raielankesüsteemi pannud, et nagu ikkagi meil on olnud case, kus põhimõtteliselt nagu kõik ülejäänud andmed on nagu metsaga ja viimane Sentineli ülelend on raielank. Et see on juba täitsa põhjendatud nagu teema. Ja kui on täna poliitika metsa poolt, see raie, see on 22 aastat, uuesti need teeb, või on see nii-öelda see on täna nii. Kuna meil ei ole paremaid mudeleid, meil ei ole paremaid nagu põhjendusi. Meil on 20 teadlast, kes on hommikust õhtuni ametis nende asjade selgeks vaidlemisega ja aeg-ajalt tuleb sealt siis järgmine tulemus, mida me saame nagu mudeliks konverteerida. Ja see on nagu selline elukestev protsess, et meie eesmärk on tegelikult see, et me suudame hinnata seda loodusrikkust, süsinikku ja nagu me kokku ütleme ta kohta ökosüsteemi teenuseid, et me suudame seda hinnata nagu kõigepealt. Et kui täna võtab keegi oma metsa maha, eks ole, et siis väga halb, eks ole, et kurb metsa enam ei ole, aga siis ilmub kuskilt mudel, mis ütleb, et liblika nukkudele hirmsasti meeldivad need oksad, eks ole, et nüüd me oleme sulle võimelised maksma, ma ei tea, 10 eurot per hektar per aasta nagu selle eest, et sul hakkavad seal uued liblikad kasvama. Aga täna, või et väiksed loomad saavad peitu minna sinna okste vahele, eks ole. Aga täna meil ei ole mudeleid, et seda nagu teha ja praegu on puhas mets puht lihtsalt selle tõttu, et esiteks see on kõige rohkem kaitsmist vaja vasi hetkel ja kõige lihtsamini tehtav ka. Sest meie algusest saati ütlesime seda, et me alustame sellest sellepärast, et see on asi, mida me täna kaotame kõige nagu kriitilisemalt ja mida on ka praktiliselt võimatu nagu kiiresti taastada. Et seda nagu küpset metsa me enam tagasi ei saa, me saame sinna asemele mingi teise asja, aga seda me enam tagasi ei saa, järelikult hakkame seda kaitsma. See oli see, miks me ei võtnud alguses mingid restoration projekte ja miks me ei võtnud alguses mingisuguseid nagu istutatud metsaprojekte sisse, sellepärast, et või ei võta täna ka päriselt veel, sellepärast, et neid kaitstakse niigi natukene ja istutatud metsa me saame ka alati uuesti istutada ja taastada. Eesti puhul on ära see, et parvatusraie puhul teha ühe lagedõiste puhtalt selle pärast, et restoriste kaotuskäikus. Parvatusraie kuskil esivanemalt ajal oli ka heinamaa, see on siis see oli sega püstu peal ja parvatusraie puhul oli see 3 kraadiga metsa meie käest küsisid, et sul on 3 aastat tagasi jäetud parvatusraie tegemata, et pole mõtet, see teine rinne on mõtk ja võta kõik maha. Aga kui on valetanud selline kinnistus, millega on see teine rinne selline, mis sellega? Me ei keela metsamajandamist mitte mingil viisil. Et see on samamoodi nagu Natura, et tegelikult ka Natura ka ei ütle, et sa ei tohi minna sinna, eks ole. Senimaani, kuni meie mudelid ei ütle, et seda metsa seal nüüd enam ei ole või et ta on nüüd nagu kahjustatud ulatuses, et ta läheb meie sellest thresholdist nagu allapoole, eks ole. Senimaani me nagu, siin kusjuures meil on näiteks üks konkreetne case ongi täna, kus metsaomanik ütles, et ma nüüd majandan. Me lasime mudelist läbi ja meil on nagu näha, et ta jääb nagu täpselt sinna piiri alla peale majandamist ja ma nüüd ei teagi, et kas me ütlesime metsaomanikule, et majanda natuke vähem või ei öelnud, aga põhimõtteliselt meil on nagu selline case täna käes just täpselt, kus ta nagu mudeldades tuleb välja, et kui ta nüüd teeb seda, mida ta kavatseb seal nagu, ta tegi vist aegjärgset raiet, kui ma õigesti mäletan. Et siis selle aegjärgse raide juhul tal see vana metsa osakaal nagu väheneb kriitilisest piirist allapoole, ta ei tule meil enam nagu mudelisse sisse õigesti.
või noh, õigemini meil läheb mudel nii ebatäpseks, et me ei saa enam öelda, mis seal toimub, järelikult me peame ta nagu välja viskama süsteemist. Aga noh, ütlen, et kui ta nüüd näiteks võtaks ja raiuks sealt samast 1 hektari vähem, siis ta jääks meil platvormil edasi. Ja võtta eesmärk on see, et hoida seda ökosüsteemi tervikuna alles, et jah. Hullusid teinud. Mul on mõtled ka, et tüübid teinud hullusid, et järgmine aastal minema nendega vaidlema. Keskkonnaamet ei suutnud passi korda ajada, et poole meetris kausel Euroopa läheb, siis see on võimalik neid asju teha nagu loogiliselt, iga nädal on mingi loogiline tunne. Teine küsimus on, mis organisatsiooni mets. Võtan, et põld ümber on see puude ring. On see teie jaoks nagu tegelikult ei jäeta kunagi, sellepärast et ära põldud tuleb igasugune liigne lämmastik ja kõik see, siis tuli Euroopa Liitu, tuli PRIA, siis tuli põllu täiesti sirenes. Iga teevetis põllud maa. Mis teie definitsioonist on, et kui palju see on kinnistatud uurumist, on see mets või on see hektarid, et palju see puude kogumanis see mets on? On rääginud, mis ta on küsimused keerulised praegu. Samal ajal, kui me räägime, proovis on maavõttu süsteemi pandud. Juhtus midagi saanud edasi. Küsib, et vaadatab, et on liiga väike maavõttu, seal on mingi väiksus ja liiga. Jah. 3 hektarit metsaga kaetud maad on see kõige väiksem, mis me saame pardale võtta. Ja see põhiliselt tuleb satelliidi andmete nagu täpsusest, et mis on see kõige väiksem, mille osas me suudame kindlalt öelda, et 3 hektarit. Seal on ka nüüd igasugune matemaatika pihta, eks ole. Et teoreetiliselt 2 põhikriteeriumi on see, et miinimum metsa suurus peab olema 3 hektarit. Sellel on puht nagu matemaatilised põhjused sellega tõttu, et me ei suuda väiksema metsa puhul adekvaatselt hinnata kogu seda teemat. Ja pead lähevad lihtsalt liiga ebamääraseks juba või raskesti hinnatavaks. Ja see metsa osakaal sealt peab olema vähemalt 50%, ehk siis põhimõtteliselt 6 hektarit, millest 3 hektarit on mets, oleks nagu see nagu massiiv, eks ole. Nüüd, kui sul on 100 hektarit, millest 3 hektarit on mets, eks ole, siis ta läheb 50% kriteeriumist läheb nagu katki, et siis peab seda nagu tükkaaval kuidagi sisestama, sest vastasel juhul on jälle see, et me hindame nagu 100 hektari piires ära, vaatame, et seal metsa praktiliselt polegi, eks ole, ökosüsteemina ta mets ei ole kuskilt otsast enne. Ja see, mis ta juriidiliselt on, meid ei huvita, et me nagu juriidilist staatust ei vaata, et ta võib olla. Aga samast on 3 hektarit metsa, eks ole. PRIA-kaart, mis seda maadab, siis PRIA-l on veebikaart üleval, et seal on põllumajandusäris võiaks PRIA toetuskõlbuliku maa. Kedagi see maa pole olev kraav ja tee ja mis iganes asjad, need palju tehnistuse. Ja nüüd on arvatud, et PRIA ütleb ka, et tuleks need põldude äärselt puistud taastada, mis on seda küsimus, siin on ette ka teie küsimus, sellega on sama loogikat, kui on põllumassiivid, siis põllul ümber puudus suured palju ja vähemalt puusi, võedes hiljem küttepuusid, mis iganes maa, aga ta pluss on see, et ta korjab ära. Ta kasvab hästi kiiresti, kus ta korjab ära selle pinnas reostust seotudesse. Korrakinkina tundub, et on metsaomanik, et tervikuna korralikult täpselt tegelikult ka registrit on nagu ka täpselt inimesed üsna väikest, aga kiirnevaid alas, aga päris palju kuuluvad ühe omanikud, mis saame ka seda, et ära vaadata, et maaomanike puhul pardale näiteks väikeste tükkidega, kuna nagu kõrvaloleva tükid, koos näeme, et see massiiv on tegelikult piisav meile platvormiga tõttusest. Täna me veel saame nagu selle erametsaomanikuga suheldes leidma tea
väga. Ja kui nad on naaberalad, siis neil on nagu ühte seda koridori, et see saab lugeda üks ökosüsteemisse. Võib-olla vaikselt hakkas kukkuda. Jah, me poolteist tundi. Rohkem krüptoteemalist küsimust ja siis pärast Sa ei ole metsanduspodcasti lihtsalt varem teinud. Aga see on see utility osa, mis on jah see väärtus, millega me kaupleme. Jah, see on rohkem talle kliimamuutuste suhtes, aga te olete väga palju, teil on metsaomanike registreeritud. Kõik ootab Marika otseni. Oma maad ja seda tegelikult on hoopis rääkinud, aga nii nagu me ütles, et meil on piirangud, mida me saame tegelikult lõpuni ära fikseerida, kas meie litsentsi või regulatsioonide või muuga seoses, siis meil on täna saada tõuta neid Eesti ja selle piirangud. Seda tegelikult ja järjest oleme nüüd siin läbi nagu kuudel võtnud järgmisega mõelda. Ma tahaks selle niisuguse pikendada natukene. Ma isiklikult siis ostsin 99 euro eest 33 teie tutvist. Kas seda on võimalik nüüd kuidagi siduda ka niimoodi, et ma tegelikult saaksin teada, et need 33 tutvist kuulavad, kus on see mets, mille tagasi see andmed. Kas on see Brasiilias kuskil või see mingi Keila külje all. Seda sa saad teha ainult sellisel juhul, kui sa ostad need, mis meil siis tänase termin on, contribution. Et me jälgime seda ainult päris esimesel transaktsioonil. See tähendab seda, et juhul, kui me selle võtame kellegi walletist, siis seda me teame. Ja see töötab siis nende tegelaste jaoks, kes on siis ettevõtted või isikud, kes tahavad siis teha contribution'it ehk siis nagu oma mingil viisil offset'i, siis nemad saavad valida selle või teha meile nii-öelda avaldise öelda, et tahaks kindlasti, et oleks Eesti mets või tahaks kindlasti, et oleks Brasiilia mets. Täna veel ise valida ei saa, tõenäoliselt lähiajal peab hakkama saama ise ka seda valida. Aga see on jah ainult sellel tootel ja see pöörnitakse kohe ära. Ja põhjus on see sama, eks ole, et kui sa ostad täiesti fungible asja, et siis ta kaotab oma selle nagu iseloomu omaduse täpselt sellel hetkel, kui sa oled järgmisse walletisse kandnud, et sa saad jah teoreetiliselt trace'ida tagasi ja vaadata, et see tükk tokenit hakkas kunagi elama oma elu mingisugusest nagu Brasiiliase walletist, eks. Aga kuna sa teoreetiliselt ka ei tea, et see Brasiiliase wallet on, siis on seda ja me ei hakka neid ka ilmselt avalikustama, et siis ongi nagu raske sellega seoses. Ja täna platvormil nii-öelda saimaki tegemine täiesti tasuta. Sa saad enda maatükki, maamärki välja võtta meile üles laadida ja näha seda esmast tulemust. Et peale seda, kui me oleme sind ära verifitseerinud, siis me anname selle lõpliku tulemust, aga see esimene on saada tulemust. Sa ei saa lõpuks neid tokenit võetta endale, aga nii-öelda vaatust põhiliselt seda kuldi piirjoonenda üles maadud paljud, nagu võtta ükskõik, kas joonistada ise või kellegi muu üles maadud. Teenid on nagu avalikult kätte saada või põhimõtteliselt kõik maailma maad üles maadud ja vaadata, kui need saab. Ärge tehke seda. Kasuks teha enne metsa võtmist. Liit või NFK-sid ka metsale saaks. Oleme tegelikult seda kõigile mõelda pakkuda. Aga see, mida just siin kommenteeritud, kas enne ostu saaksin ka üle vaadata, sest me tegelikult teeme. Et vaadata, mis on potentsiaal on räägitud. Tegelikult praegused uudisteenus ja vahe see, mis ju väga huvitav teenus või millega saate veel luua, on ju ebasaaduslikud päided, kuna iga 2 nädala võtta endasin neid asju, siis ne saate ju lihtsalt teha reerdina. See on 1000 kilomeetrist ilma eelmine aasta. Eestis? Okei, ma ei teanud Eestis illegaalne raie enam teema. Okei. See ümmardaselt on ägedam number.
Okay, see on tehniliselt asi, mida me tegelikult jah, päris täpselt. Ja. Isegi paar sellist startupi on minu meelest isegi see soomlaste startup tegi, mis ta iganes nüüd nimi oli jälle minna. Tuues oma metsa, annab meile nagu signalisatsioonid mitte teie kätte. Jah. Võtta signaal peale. Ja siis minna ei tohi. Jah. Tulevikus on plaan kõigega tegelikult teha. Ja, meil tegelikult on plaanis laias laastus kõik loodusressursid ära kirjeldada. Meil on tegelikult järgmisena vaikselt juba töös märgalad. Põllumaad on ilmselt kaasast, et selle mullastikku seotav süsinik on lihtsalt hästi ja see elurikkus seal on ka nagu hästi aktuaalsed teemad. Ja kuni selleni välja, et mis toimub ookeanites. Et mudelite abil on võimalik kõike kirjeldada. Ookeanite puhul on teised probleemid, et kellele see kuulub ja kes vastutab siis sellest, et seda tegelikult kaitstakse, et see ei ole nagu nii lihtsasti lahendatav. Kõik, mis on maismaal ja millel on mingisugune omandisuhe, on tegelikult mudelitesse pandav ja võimalik sinna süsteemi panna. See on nagu see lõppvisioon. Ei ole. Selles mõttes ei ole, et seal on, ei ole mööndustega. Ei ole selles mõttes, et meie, kui me vaatame seda maamudelite süsiniku sidumist, siis selles kontekstis ei ole. Nüüd, kui me vaatame seda, et mis on avoided deforestation ja mis on see nii-öelda kõige väärtuslikum offset täna firmadele, siis selles mõttes on, et see selgelt see esimene nagu tehing, mis selle maa pealt tehakse, eks ole, seal jaguneb see nagu mitmesse eri kategooriasse. Üks on siis see klassikaline carbon offset, mis peab vastama mingitele väga tugevatele nagu standarditele. Ja seda sa saad müüa ainult siis, kui sul on päriselt majandatav, nagu teoreetiliselt majandatav metsamaa. Et see, kuidas seal päris esimeses nagu kauplemises see instrument nagu jaguneb, see on veidi erinev. Täna me seal veel vahet ei tee, sest me ei müü veel seda nagu päris offseti, aga see nagu mingil hetkel tuleb. Aga need on sellised eri case'id, et me üldiselt katsume sealt nagu eemale libiseda, et ikkagi kõik oleks üks ja seal ei ole otstarve enam oluline, sest me tahame, et kõik, mis on nagu omandis, midagi toodab, kõik ökosüsteemi teenused oleksid nagu ühesuguse väärtuse, sõltumata sellest, kas maa on selleks algselt mõeldud või mitte. Aga seal on jah nüüd selline täna väga huvitav situatsioon, sellepärast, et kõik need seadused valmivad põhimõtteliselt praegu. Nii et käib tohutu kooskõlastamine kõikidega kogu aeg. See pole viimase küsimuse. Viimast küsimust ei ole. Kellegi ma küsin ise viimase küsimuse, et miks üks meritud jõukamine saab 3 eurot, mitte 4 eurot. Üks inimene võtsime kohendust, kes on ka üks meritud investor, et ta on üks suuremaid, et tema arvast võiks üks tõukel maksta 0,000 midagi, et siis ta tunneb, et oleks suuremad tõenäosused. Kus see hind? Ma ei tea, kui ma nüüd ütlen, et mina mõtlesin välja, et ma ei tea, kas see kõlab kuidagi autoriteetsena või vastupidi tundub, et on skämm, aga see 3 eurot oli tegelikult sellest ja see nagu tokeniseeritud süsinik kipub sinna 2–4 euroni, et vaatad täiesti sõltumatult, inimesed on hinnanud ja leidnud, et see on see vahemik. Ja see tuleb sellest, et millised instrumendid meil turul on. Et esiteks me tahame, et see merit väljendaks seda 100 kilogrammi rahaseks. Nüüd küsimus on, et 100 kilogrammi ära hinnata süsinikku on raske selle tõttu, et ega meil liiga palju avalikke andmeid ei ole, kui palju süsinik turul maksab. Meil on ühest otsast teada, et siis Euroopa see ETS, ehk siis see emission allowance, millega peavad elektrijaamad ja suurtöösturid kauplema, eks ole, et see läheb siin kogu aeg üles alla, aga on mingisugune niuke viimasel ajal 80 kandis on. Vahepeal käis 100 peal, vahepeal 70 peale, aga ütleme seal niuke 100 lähedale kogu aeg pürgitakse.
siis teises otsas on need täielikult nagu halvad nii-öelda verraprojektid, eks ole, mis on nagu kuskilt 10, 50 aastat, 20 aastat tagasi kuskil Aafrikasse mingid seemned maha visatud, krediidid välja võetud, puud ära unustatud, kasvama seal ei ole kunagi midagi hakanud, see, mis kasvas, selle sõid nagu lehmad järgmine aasta ära, eks ole. Aga samal ajal krediit nagu on. Ja siis neid saab sealt niimoodi rohepesu eesmärgil mingisuguse paari euroga kätte tonn, eks ole. Ja siis nagu ka on nagu krediit, eks ole. No see on see, mille ohvriks kliimatao langes, et neil selgus, et portfellis oli liiga palju lõpuks neid. Ja siis on kõik, mis on seal vahel, eks ole, mis on siis sellised nagu 10, 15, 20 eurot tonn sellised nagu instrumendid. Nüüd 3 eurot meie nagu loogikast tulenes sellest, et ainus tegelikult offset, mis osaleb päriselt majanduses, mis ei ole charity, on see sama õnnetu allowance, millega töösturid peavad täna leppima, mis kägistab meie rohemajandust ja kõike muud, eks ole, aga põhimõtteliselt ta sinna täna on tekkinud. Ja kõik ülejäänud on nice to have ja siis me leidsime sealt enam-vähem niisuguse geomeetrilise keskmise ja jõudsime järeldusele, et ütleme 30 eurot tonn on umbes selline süsiniku hind, mis oleks enam-vähem adekvaatne nagu kõikide osapoolte seisukohast, et ta on nagu vastab sellele turu ootusele, ta on oluliselt odavam, kui on see siis allowance trading Euroopas, eks ole, ta on päris palju odavam kui ükskõik milline karbonitonni maks, mis on nagu kuskile kutsutud ja säätud, et see on, need numbrid on selle World Banki Maailmapanga koduleheküljel on näha, et seal on võrreldud kõiki süsiniku instrumente, mis ametlikult riikidel on. Kõik need on ikkagi kuskile sinna 100 ja sinna kanti, eks. Ja see on nüüd avamise hind. Täna me avame selle pealt või avasime selle pealt siis selle eelmüügi. Järgmine faas müügis on see, et me paneme maaomanikele võimaluse müüa auksjoni korras batchidena. Ja järgmine siis veel enne seda, kui me läheme avalikult välja börsidele, hakkab olema paralleelselt börsiga siis see esmaemissioon meie juures ja tegelikult ka samal ajal, kui ta börsil on, või siis, exchange'il, saab meie juurest osta siis seda nii-öelda esmaemissiooni auksjoni korras. See on nagu vanasti aktsiaturgudele välja mindi, et aktsiaid nagu anti nagu auksjonile. Ja seal selgub siis tegelikult, kui lähedal me sellele 3 nagu tegelikult pihta saime, et kas kõik osapooled arvavad, et see on hea hind või ei ole. Aga see 3 sai tegelikult ka esimeste metsaomanikega räägitud. Teiselt poolt me valideerisime seda päris metsaomanike vastu selle eesmärgiga, et mis on nende jaoks vajalik summa, et mingisugust suuremat maatükki alles hoida. Ja ilma, et nad oleksid teadnud, kui palju see token genereerib ja sellest me arutasime tagasi ja jõudsime sellise summa, et see on ka nende jaoks hea number. See 3 ka juhtumisi moodustab umbes sellise 2-3% tootluse metsaomaniku praegu maha võetava metsa. Ehk siis, kui sa täna võtaksid puud maha, siis see 3 on kuskil selline 2-3%. Ühesõnaga ta põhimõtteliselt katab ära ühtlasi nagu raha inflatsiooni, kui sa teda metsas hoiad. Pluss mets siis kasvab ka muidugi edasi. Nii et ta on nagu selline enam-vähem küla keskmine nagu kõikidest numbritest, mis võiksid nagu kokku tulla, et metsaomanikul jätkub nagu rahalist põhjust metsa edasi hoida, eks ole, süsinikuostjatel on ta selline keskmisest kallim, aga ikkagi veel mitte nagu ülemõistuse instrument ja põhimõtteliselt on seal siis veel tõusuruumi ka, eks ole, sest ETS-ist on veel nagu 3 korda minna. Et selline see loogika enam-vähem siis oli, mis me välja mõtlesime. Lõpetuseks küsiks veel teie käest, kas te ise tahate midagi öelda? 2 tundi rääkinud. Ma olen kõigepealt sulle aitäh, et te olete jõudnud kuulata nii palju kannatlikult, et tore, et te olete tulnud. Ma arvan, et kui teil tekib veel küsimusi, mõtteid, lihtsalt kirjutage meile, kas kusagil sotsiaalmeedias või meilile, me team@single.earth, need meilid me loeme kõik läbi ja vastame neile ja oleme hästi õnnelikud igasuguste mõtete üle. Igasugune tagasiside on hästi tervitatav. Kapis on õlut, laua peal on veel mõned pitsatükid järgi, veini on ka. Aitäh, tulite. Aitäh.